Tere tulemast, kuulad Grit Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses toiminud. Mina olen Andres Unt. Ja mina olen Marelle Ellen. Ja täna meil on külas Bolti üliarmas, üliandekas tööandja brändi tiim. Ja me ilmselgelt räägime tööandja brändist. Nii et tere tulemast saatesse Kadi Poll ja Grete Kivi. Tere! No super, nii süngis. Ütlesite, nagu oleks harjutanud. Kadi, sina oleksid enne Bolti. Võib-olla teegi meile väike ülevaade, et ma ei tea, kuidas kõik alguse sai? Umbes 3,5 aastat tagasi. Aasta oli siis 2021. Bolt värbas üle 1000 inimese, mis oli täiesti ebareaalne ja nad vajasid valdkonna eest vastutajat. Nii et siis nende 1000 rolli seas oli ka employer branding manager, keda nad otsisid. Ja kui ma sinna läksin, siis midagi oli juba tehtud. Väikese töögrupiga olid nad valmis saanud esimese üliägeda employer brand video. Nad olid hakanud LinkedIni tegema, rääkima juba töötajate lugusid. Mingisugused paid adsid olid ja EVP ehk siis väärtuspakkumine oli ka nii-öelda enam-vähem paigas ja kui mina liitusin, siis oli lihtsalt selline kaose tunne, et kõike on justkui nagu nii palju ja kust otsast üldse alustada. Nii et ma vaatasin üle, mis on nagu juba tehtud, hakkasin ise otsast pihta. Ja selle kõige kõrvalt tegelikult alustasime me nii-öelda ka selle baasi ehitamist, et kuhu üldse meie tahame nagu oma tööandja brändinguga jõuda. Ja kõige alguses siis oligi see, et ühest küljest me arendasime oma seda EVP-d, ehk siis tegime... See on siis employer value proposition. Just, ja. Ja tegime fookusgrupi intervjuusid, saime teada, mis Bolti töötajatele on oluline ja mis on need baasväärtused, mille nagu põhjal meie hakkame üldse seda employer brändi looma. Ja kui tavaliselt see käibki nii, et sa paned need väärtuspakkumise, paned paika ja siis valid platvormid ja siis vaatad, et keda sa üldse nii-öelda sihid ja siis selguvad üldse need initsiatiivid, mida sa tegema hakkad, siis meil nagu juhtus see paralleelselt. Ehk siis me nagu ehitasime seda baasi, aga samal ajal ka pidime juba millegagi alustama. Selleks oli näiteks blogilood meie töötajatest või siis näiteks hakkasime üritusi tegema, et kutsusime arendajad ja analüütikud meile peakontorisse külla, et nad näeksid, millega meie analüütikud ja arendajad tegelevad. Ja kõige selle kõrvalt siis üritasin selle tohuvabohu sees ellu jääda. Seda kõike oli nagu esimesel aastal tõesti nii palju, aga see oli ka nii äge ja nii potentsiaalikas, et sa nägid, kui palju meil veel võimalik on ära teha, kui mind oleks 2. Ja siis liituski meiega Grete. Ja et ma liitusingi niimoodi, et aasta hiljem, ehk siis 2022 suvi, aga rääkides nendest üritustest, ma mäletan, see oli 2022 siis kevad ja see oli see growth marketing meetup. Ja ma mõtlesin, Bolt pani siukse line-upi kokku, siuke üritus tuleb ja ma regasin ennast ära, aga mitte kunagi ma kohale ei jõudnud. Aga ma sel hetkel ei olnud selles employer brandi space'is üldse tegev, aga ma juba nägin asju, mida Bolt tegi ja ma juba kõrvalt ise vaatasin, et kui äge. Ja ma mäletan, kui tuli see esimene employer brandi video ka välja, ma vist ise nagu saatsin kõikidele võimalikele inimestele edasi mingi issel vaata, millega Bolt hakkama sai, et tegelikult siuke nagu äge ring, et ma ise aasta aega hiljem siis ka sinna samasse tiimi sattusin. Aga kas see on sama video, see speed või? See? Ja niimoodi, et kus on nagu mingi see cheetah jookseb ja siis see rakett läheb õhku ja see. Me saame see linkida kuskile siia, kas alla või mida YouTube'is teha saab nüüd. Aga et ühesõnaga, kui ma juba liitusin, siis tegelikult nagu Kadi mainis, oligi siuke baasi ehitamine käinud ja täna nüüd ma olen ka varsti olnud 2,5 aastat, suve saab 3 aastat täis. Nüüd on juba natuke naljakas mõelda tagasi sellele, et
ja meil ei olnud isegi normaalset eelarvet, kõik käis siuke tegevuspõhiselt, et mõtle midagi välja, et kas me võime paar eurot saada, et see asi ära teha. Siis mingeid KPI mõõdistikke meil ei olnud, et see oli lihtsalt, et siuke täie hooga tegutsemine ja siis küll me vaatame, mis välja tuleb, et tegelikult ma arvan see, et minu ülesandeks saigi suuresti see, et hakkame siis natukene seda struktuuri ka sinna ümber looma ja siis esimesed 6 kuud me siis nuputseme, mida me selle employer brandiga üldse mõõdame. Sest ju kogu asi on see, et kui värbamistiim värbab, see ongi väga selge, mitu kandidaati sul pipeline'i tuli ja palju siis ära värvati. Aga see employer brandiga, mida sa mõõdad seal, et kui teadlikud inimesed sinust on ja mida nad sinust siis arvavad, et see kogu siuke framework selle ümber oli suht hägune ja tegelikult see käis läbi see üks laus, et employer brandi ei olegi võimalik mõõta. Et seda oli ka päris palju kuulda. Aga jah, et isegi täna, ma arvan väga paljud inimesed tunnete ära, et kui suur on Bolt ettevõttena, et ma olen seda kommentaare ka kuulnud, teil ongi nii lihtne asju teha, et teil on ju 2 inimest, aga tegelikult tagataustaks on see, et isegi täna igal hetkel, kus sa läheme karjäärilehele, on 200 midagi avatud rolli, meie värbamistiim on 50 midagi inimest, Bolt on 50 riigis ja kõigis selles suuremusest nendes riikides käib ka siuke tihedam värbamistegevus, aga siuke tihedam värbamistegevus on koondunud 3-5 riigi sisse. Et teha on ikka meeletult palju seal. No vägev, jah, ma just olekski tahtnud küsida, aga sa natuke vastasidki ära, ma just mõtlesingi, et mis üldse olid nagu need juhtkonna seatud ootused, et nad selle employer branding tiimi lõid? Kust neil üldse see algne see ajend tuli? See kindlasti tuli nende rollide rohkusest ja sellest, et valdkonnal oli vaja vastutajat, sest et kui sul on näiteks ettevõttes karjäärileht, kus on vaja uuendada pilte, videoid, panna uusi tekste üles, panna sinna, et mida me pakume üldse tööandjana töötajale, siis tegelikult sellele on ka ju vaja vastutajat, see, kes seda teeb. Ja neid väikeseid ülesandeid, mis tunduvad sellised siit-sealt lihtne, on tegelikult nii palju, sest et kui sa mõtled, et mis pilte sa sinna karjäärilehele paned, siis on ju vaja ka see organiseerida, see photoshoot oma töötajatega ja see nii-öelda lumepall hakkab sealt veerema, nii et neid tegevusi oligi lõpuks nii palju, kus nähti, et tegelikult meil võiks olla keegi, kes seda kõike teeks ja meil on nii palju inimesi, kellel on lahedaid lugusid rääkida. Sest et meil tahtsid inimesed ise minna esinema, meil LinkedInis toimus täiesti orgaaniliselt see, et inimesed jagasid oma tööst, Boltist räägiti ja et miks mitte nüüd nagu võimendada kõike seda, kui meil on öelda midagi ja need inimesed armastavad seda, mida nad praegu teevad, neil on suur drive, siis miks me hoiame seda kuskil saladuses, vaid et paneme täiega ja otsime inimese, kes seda juhib. Aga Kadi, kui sa täna läheksid nüüd, läheksid tagasi sinna sellesse esimesse aastasse, mis sa teisiti teeksid? Esiteks, ma arvan, et ma defineeriksin selle, mis kuulub employer brändi skoopi. Ehk siis, kust läheb see piir, mille eest meie enam vastutada ei saa või kus meie käed on seotud. Esimesel aastal ma tundsin ise hästi palju sellist tunnet, et kõigil oli justkui nii hea meel, et meil on lõpuks valdkonnast vastutaja, kelle juurde saab pöörduda nüüd nende ägedate ideedega, mis me oleme näinud, mis teised teevad, et teeme ka neid asju. Aga seal ongi hästi oluline hoida seda fookust, et kui meil oleks võimalik, me teeks ju kõike, mis on äge, aga mis tegelikult kuulub sinna minu tööülesannete hulka ja kuidas mina saan seda employer brändi paremaks muuta. Ja selleks on hästi hea selline employer brandingu funnel, et kui te mõtlete, et on see awareness level, kus inimene üldse saab teadlikuks sellest ettevõttest, et ta on potentsiaalne tööandja, siis seal on teine level, mis on interest, ehk siis ta muutub sinu suhtes selles mõttes, et ma vist olen huvitatud sellest tööandjast või ma tahaksin sinna tööle minna ja viimane faas on consideration, ehk siis see, et kus ta teeb otsuse, kas ta tuleb sulle kandideerima või mitte. Ja seni kaua, kuni ta vajutab sellele apply nupule meie karjäärilehel, on minul võimalus
seda teekonda mõjutada oma tegevustega, mis ma employer brandis teen, aga sealt edasi on juba minu tegevused justkui toetavad tegevused. Ehk siis seal on nagu nii palju teisi lülisid, mis võivad seda kandidaadi teekonda mõjutada, et ma saan küll toetada oma know-how'ga või aidata, aga seal ma ei saa enam ownida seda valdkonda. Ja ma arvan, et kui ma oleks seda siis teadnud ja defineerinud, siis ma oleks suutnud ja osanud rohkem ei öelda asjadele, mis tegelikult minu skoobist hetkel väljuvad ja et mis on minu top 10 asja, millele ma täna keskendun. Et hästi palju oli sellist ebakindlust ja seda tunnet, et sa ei taha ei öelda, sest et sa oled ju ka uus ja noh, et kust mina üldse tean seda, et kas ma tohin sellele ei öelda või äkki seda ikkagi peaks tegema. Ja teine asi, mis ma tunnen, et on hästi oluline, ongi see, et kuidas sa üldse defineerid, mis on need asjad, mida sa esimesena ette võtad. Ja me oleme selleks ise mõelnud välja sellise nagu valemi, mis on üldiselt ka hästi teada, et based on ROI. Ehk siis kui palju sa paned tegevusse sisse versus kui palju sa võtad sellest tegevusest välja. Ja siin võib tuua ju nii palju näiteid sellega seoses, et me värbasime küll tollel hetkel üle 1000 rolli, aga meil ei olnud näiteks mitte ühtegi sellist junior positsiooni näiteks tollel hetkel saadaval või näiteks me ei pakkunud internshipi võimalusi, praktikaprogramme. Ehk siis mul ei ole ka mõtet minna näiteks kuhugi karjäärimessile noortele tutvustama Bolti, panna sinna meeletult ressurssi. Turundajad teavad ju, kui palju selle ägeda boothi ehitamine üldse aega ja ressurssi nõuab. Ehk siis kui tullaksegi ütlema, et kõik teevad seda, lähme meiega boothiga välja, et siis mina tollel hetkel ebakindlana ei teadnudki, et kas ma peaks minema. Aga samas nagu nüüd teades, et ahaa, ma tegelikult saan sealt küll mingit awarenessi vastu sellest, et need noored saavad teadlikumaks meist. Aga tegelikult meil ei ole neile täna midagi vastu pakkuda. Selle asemel me võiks ju panustada hoopis oma praegusele sihtrühmale, nendele senior arendajatele, analüütikutele, keda meil on hädasti selles kiires kasvus vaja. Et siis see on nagu teine asi, see based on ROI, et lihtsalt kui te otsustate midagi, et kaalukausil on, mida te järgmisena tegema peate, siis mõelge, kui palju te sisse panete versus välja võtate. Aga no ma saan aru, Grete, sina tulid rohkem sinna sellist struktuuri ja süsteemi. Tegelikult ma ei tulnud, see juhtus kogemata. Nii? Okay. Et ma tulin suurest sellepärast, meil hästi suur projekt oli karjäärileht, mis oli launchida. Ja siis ma lihtsalt sattusin sinna, siis mõtlesin, et aga siis teeme siin natuke sellist tagatuba ka korda ja siis sellest, võib-olla räägime sellest hiljem, aga tegelikult meil täna, ma arvan, on kõige siuke tugevam tööjaotus ongi enam-vähem praeguseks välja kujunenud, et alguses lihtsalt oligi, et kõik, mis Kadi laualt maha kukkus, ma korjasin üles ja mind suuresti selle pärast sinna võetigi. Aga see struktuuri loomine juhtus kogemata töö käigus. Aga kuidas te kogu selle, ma ei tea, süsteemi ja strateegia paika saite, et ongi mingid sihtgrupid, sõnumid, kõik see pool? Ja. No sõnumitest Kadi natuke jagas, et käiski siuke fookusgrupi baasil ja sisendit jagas isegi ka tegevjuht, et see oli ikkagi, ja seal oli kaasatud ka PR-i juht, brändi juht, et see oli selline suurem töögrupp seal taga. Aga sihtgruppide paika panemine. Näiteks kui ma tulin, siis mu esimene kuu Boltis oli suht siuke roller coaster. Ma olin mingi 2 nädalat olnud, siis me läksime kohe Berliini mingile konverentsile, arendajate konverentsile boothiga välja ja see oli jälle täpselt see, mis Kadi jagas, et sel hetkel me ei osanud ei öelda. Täna me teame, et me ei käi boothida kuskilt välja, siis see nagu kontakti hulk on seal hea, aga tegelikult kas see kulu selleks, et sa kontakti kätte saada ja siis, et kas sul päriselt see kontakt konverteerub avalduseks, sealt hire made, et see oli nii marginaalne, aga jälle teab see, et me ei osanud ei öelda. Ja ma tulin niimoodi, et käisin Berliinis ära ja siis kohe oli need järgmised suured videovõtted ka. Ja siis ma olingi Boltis olnud 2 kuud, kus oli aeg panna esimene suur global kampaania laivi ja siis see tuli minu peale, siis ma sain sisendi ilusti meie HR-tiimilt kätte, et kus siis kõik need kõige kriitilisemad sihtgrupid on. Ja ma arvan, et seda esimest kampaaniat me jooksutasime 15 riigis või? Ja täna ma vaatan sinna peale, mis tahaks silmi pööritada, miks me pidime 15 riiki panema kampaania jooksma hetkel, kus tegelikult reaalsus on see, et meil on 3, täna on siuke 3-5 kasvuhaabi,
et siis kogu raha võiks ju minna sinna kasvuhaabide peale, et siin ei ole vaja teha kuskile näiteks Tšehhi reklaami hetkel, kus jah, ma võib-olla värban Tšehhis 10 inimest, aga Poolas on mul näiteks 50 avatud rolli. Et pigem võtame selle Tšehhi raha ära ja paneme ilusti Poola, jooksutame seal. Ehk siis kasvuhaab kui kontor, kus on kõige rohkem uusi inimesi. Siin võib-olla väike vahe täpsusta märkus, et Bolti Haku on Tallinnas ja 4000 töötajast umbes 1300 istub siin. Me alustame alati oma värbamistegevusega pihta Eestis, et see on esimene eesmärk on ikka leida Eestis baseeruv talent. Ja isegi kui me värbame sellist global senior talenti, siis me ka pakume relokatsiooni Hakuhaabi, et see on selline Hakuhaab. Ehk siis see on niisugune esimene sihtkoht, kuhu me üritame saada. Siis näiteks Varssav on teine selline, kus me värbame ka globaalseid rolle. Praegu enam mitte nii väga, praegu on juba rohkem Tallinna peale on fookus, aga see on meil niisugune engineering hub, et väga suur kogukond istub seal, siis on teine niisugune suurem engineering hub on Bukarestis ja Berliinis ja praegu me ehitame Londonit niisuguse kõrvalise, mitte kõrvalise, aga uue kontorina või kasvuhaabina ehitamist üles. Ehk siis need on need peamised lokatsioonid, aga nagu mainitud, me värbame igal pool. Ja see oligi see, et on esimene kampaania, brief tuleb mega suur ja ma selle isegi osanud seda challenge ida, et oota, aga kust need rollid tegelikult kätte tulevad, kust te need tegelikult kätte saate. Ja täna, eks ole, jagame juba eelarveid märksa efektiivsemalt. Aga siis teine asi on see, et mäletan, istusin siin mõned kuud tagasi üks employer branding spetsialist kirjutas mulle, et hei, ma nüüd alustasin tööd ja äkki räägime ja et kus ma siis alustan, et kus ma tean üldse, milliseid riike sihtida. Ja tegelikult see lõpuks tuleb sellest, et värbamistiimil tegelikult peaks olema strateegia olemas ja täna meie baseerumegi sellele strateegiale, et neil täpselt nagu mainisin, meie puhul on ära kaardistatud, kuhu riiki me üldse relokeerime rolle, kuhu riiki me mis profiiliga inimesi värbame ja siis selle baasilt me hakkame üles ehitama kogu oma tegevuskava ja sealt selgub väga kiirelt, et nagu mingid riigid ei ole olulised ja mingites riikides tegelikult värbamistiim suudab selle mahu ise ära täita. Ja see on tegelikult ka väga vajalik vestlus, et päriselt istudagi maha nagu värbamistiimi juhiga, et kus teil päriselt on abi vaja ja kus see abi on niisugune nice to have ja siis sealt liikuda. Siis ma arvan, see aasta väga suur sisend tuli see, et meil oli esimest korda suutlikkus päriselt jooksutada external market survey't, et enne me olime väga palju baseerunud siukse, kuidas öeldagi, mitte isegi arvamuse peale, aga see, et kandidaadid ütlesid, mina arvan, et siuke megamix sellest kahest, aga seekord me tõesti panimegi siis Poolas, tegime inseneride seas küsitluse ja tegime Rumeenias, et üldse aru saada, kui palju nad teavad Boltist kui consumer brandist, kui palju nad teavad Boltist kui tööandjast ja kui palju nad suudavad ära seostada meie väärtuspakkumiste põhisõnumid Boltiga. Ja selle aasta strateegia on nüüd puhtalt üles ehitatud selle sisendi peale. Näiteks päris huvitav asi, mis selgus, et Bolt on väga tuntud consumer brandina, et inimesed üle 90% inimestest oskas nimetada vähemalt ühte toodet, mis Bolti valikus on. Üle 80% inimestest oli ise Bolti kasutanud mingit tootegruppi ja meil oli siuke handpicked, meil oli 2 tüüpi, meil oli 2 sample size'i, üks oli selline anonüümsem, kus me kasutasime ühte survey platvormi, SurveyMonkey ja siis teine oli see, me ise valisime inimest välja, saatsime neile survey. Ja siis oli suht huvitav näha, et tegelikult see handpicked audience nad teavad Bolti, aga nad ei tea seda, et Bolt näiteks, või nii suures mahus, nagu me tahaksime, et Bolt näiteks värbab sealt samalt turult tech-rolle. Ja siis, ja nüüd see ongi see challenge, mis tuleb employer brandile sisse, et kuidas me siis tõstame teadlikkust senior engineeride seas, et Bolt nüüd värbab see kõige ägedamat rolli seal samas Bukarestis, kus tema on. Ja siis näiteks selle aasta kogu strateegia ongi selle survey peale, selle sisendi peale üles ehitatud, mis sealt tuleb. Ja siis, täpsustus, kas need handpicked inimesed olidki siis nagu sama profiiliga, mis nagu see, kuhu te otsite inimesi? Ja niimoodi, et sama meetup, millest Kadi rääkis, et me tegime seda ka Bukarestis see aasta, ja meie meetupi kontseptsioon on see, et meie värbamistiim valibki välja profiilid, keda nad tahavad saada üritusele ja siis me aitame selle ürituse ära teha. Ja see ongi puhtalt selle eesmärgi, et seda passiivset kandidaati, kellel on seal 10 pakkumist pidevalt inboxis, neid kuidagi rohkem enda juurde meelitada, pakkuda neile midagi ägedamat ja selles engineering kogukonnas on kogu siuke meetupide teema väga suur asi
ja siis ongi seal väga siuksed tehnilised ettekanded, catering ja networking, siukse 3 kombo ja siis meie publik on alati siis koostatud sellest handpicked listist, mis recruitment tiim ise välja valib. Kas ja siis me saatsimegi selle survey selle samale Meetupi osalistele või kutsetega välja. Okay. Aga see oli enne, kui nad tulid Meetupi kutsega, läksid, hei, tule Meetupile, by the way, kui sa juba seda meili loed, siis täida see survey ka ära. Mis see valim umbes oli? Vist kokku 2 riigi peale vastuseid. Ma sain üle 300 kätte, aga ma arvan, et me vist saatsime ikkagi kordades rohkemale sihtgrupile, seltskonnale välja need survey'd. Aga kuidas see, et korra veel sellest teie nagu playbookist aru saada, et oletame, et siis ongi nüüd aru saada, et nüüd on vaja kuskil Bukarestis hakata employer brandingut tegema, et üks asi siis ongi see üritus, mis te mainisite, et kuidas need stepid siis nagu välja näevad ja millest te pihta hakkate ja kui... No nüüd siin ongi siuke hea õppetund jälle, et see aasta me katsetasime Bukarestis üritusi ja kui me nüüd saime nüüd market survey tulla, esiteks hästi raske oli Bukarestis saada inimesi ruumi, et lihtsalt täna näiteks me Eestis korraldame ka neid engineering meetup'e nii Tallinnas kui ka Tartus ja seal see keskmiselt, kui me saadame ürituse kutse välja ja regamine üritusele, see on umbes 20% inimestest regab ennast üritusele ära ka. Ehk siis veel suurem osa avab meili, käib üritust vaatama, siis regab. Ja Bukarestis see oli vist alla 10% või. Ehk siis see oli hästi valulik saada esiteks neid inimesi sinna ruumi ja tegelikult mis selles market service selguski on see, et kui meil tegelikult awareness osaga on raskusi, et siis meil ei ole mõtet hakata tegema üritusi, mis võiks palju rohkem seal consideration, nagu seal allpool funnelis olla, et teemegi see top of the funnel korda ja kui tundub, et seal näiteks meil ongi plaan aasta lõpus sama survey jooksutada, et kui aasta 2 pärast awareness on nii kõrge, et seal on nagu vaja hakata palju rohkem toitma seda keskmist funnelit, et siis tuleme ürituste juurde tagasi. Ja see oli siuke õppetund. Aga mis need viisid on, kuidas siis ütleme tööandjana siis te näete kõige efektiivsem on, et uuel turul hakata mingit tööandja brandingu awarenessi tekitama? Uus turg, no jällegi siin võib natuke samm kaugemalt, et me oleme enda jaoks ära kaardistanud, jällegi nagu mainisin, Bolt ju tegutseb 50 riigis, värbame täna mahukalt 3-5 riigis ja me oleme enda jaoks ära kaardistanud siukse 5 faasi, kus kohas see riik on tööandja brändi vaatest. Üks esimene faas on see, et keegi ei tea mitte midagi, kes sa oled. Siis faas 2 on, et sul on negatiivne maine. Bolti puhul on, et need nõmedad tõuksid on seal mul tänaval ees ja toit oli ka külm, eks ole. Siis 3. faas on see, et sind teatakse kui consumer brändi, aga tegelikult ei suudata kokku seda siduda sinu employer brändi väärtuspakkumisega sind. 4. faas on see, et sul juba tuleb tugevaid orgaanilisi avaldusi sisse, aga et seal on tegelikult veel ruumi jõuda veelgi suuremana audientsini. Ja siis 5. on see, et sul on täiesti mingi raving fans, kelle eluunistus on tulla sinu tööle. Et ma arvan, täna maailma näitel on Google, Meta, Amazon siukest väga head näited, inimesed lähevadki ülikooli selleks, nad ühel hetkel saaksid Google'isse tööle. Ja kas Eesti Bolti Eestis on seal 5. faasis? Mina ei paneks sinna 5. faasi, ma ütleks, et see on 4. Meil tõesti tuleb väga-väga tugevad funnelit sisse. Me teame, et me oleme tööandjana nendes top tööandjate listis igal pool, aga ma arvan, et ta ei ole veel selline, et ma lähen nüüd Tartu Ülikooli õppima computer science'it ja siis ma saan Bolti tööle, et seda hetke veel ei ole tulnud. Aga ma arvan, mingit inimeste jaoks ta kindlasti on selline väga tugev unistuste töökoht. Ehk siis ma täna alustaks sellest, et üldse nagu ära hinnata, kus kohas on sul consumer brand ja kui palju on sul seotus selle employer brandi äratundmisega. Ja tõenäoliselt sa ikkagi alustad awareness'is, sest sind ei teata kui tööandjat. Ja siis ma alustaksin sealt kõik top of the funnel kanalid võtaks välja, et brändikampaaniad, PR, sotsmeedia, kõik mida annab teha. Ja siis kui tundub, et sealt juba hakkab toimima, et siis võib hakata neid järgmisi samme vaatama. Või Kadi, kas sa näeksid midagi teisiti seal? Aga kui saate äkki natuke nagu kirjeldada ka, et mis see tähendab, millest need PR-artiklid rääkivad, mis te sotsmeediast teete ja mis need reklaamid ja mis need brändikampaaniad endast nagu kujutavad? Tegelikult siiamaani väga pikalt, nii kaua kui ma olen Boltis olnud, hästi pikalt, 2,5 aastat, me oleme oma makstud reklaamis kasutanud ainult neid creative-led brändikampaaniaid, mis ongi väga awareness suunaga.
ja nüüd see aasta on siuke esimene aasta, kus me tegelikult võtame ka fookuse just LinkedIn adsidele, katsetada neid ja lükata täiesti neid, et we're hiring for senior software engineer, neid fookuseid ja siis tahakski vaadata, kuidas selle 2 mõju seal korraga on. Aga meie seda veel ei ole neid recruitment ads'e nii palju teinud ainult katsetamisega. Ehk siis meil on, tulles tagasi, on need videokampaaniad awareness suunaga. Siis meil top 1 orgaaniline kanal on täna LinkedIn, et sellest on tõesti kasvanud välja selline mootor, mis top 3 traffic, mis meil tuleb karjäärilehele, tuleb LinkedInist ja top 2 avalduste source LinkedInist. Ja see mitte see LinkedIn töökuulutuste osa, aga just see, et inimene alustab oma külastuskäiku LinkedInis, siis ta klikib meie karjäärilehele ja siis ta saadab avalduse ära. Ja LinkedInis meil on siuke natuke kõike, et on siukest täiesti employer brandi fookusega sisu. Ma ei tea, ongi inimeste lood, relokeerumine, mingid kontoripildid, siseüritused, lihtsalt näitena. Siis on väga palju sellist ettevõtte edulugu, et Bolt nüüd lansseeris jälle uue toote. Bolt laienes mingisse riiki, Bolt sai mingi suure finantstulemuse kätte. See läheb inimestele väga peale, et näiteks eelmise aasta lõpu kõige tugevamad postitused oligi, et läksime Dubaisse Boltiga, see sai väga palju tähelepanu. Ja Malaisias avasime ka siis ride-hailing teenuse, see sai ka palju tähelepanu. Ja siis on meil siuksed brändikampaaniad, mida meie bränditiim toodab ka, et see brändi sisu. Et on pigem siuke nagu isegi rohkem corporate brändkanal, et kus seal ongi siuke mitu content pillarit, mis läbi käib. Aga siin tulebki mõelda, et mis ettevõttega inimesed tahavad liituda. Nad tahavad liituda ettevõttega, kus on ägedad inimesed, kes on rahul sellega, mis nad teevad, kus nad näevad, et on mingi äge töökeskkond ja kus nad saavad aru, et kui nad selle tiimiga või ettevõttega liituvad, siis nad on part of the winning team või siuke A-tiimis. Ja siis sellist sisu me seal toodamegi. Ja siis on karjäärileht on meil selline põhihaab, kuhu kõik meie tegevused nii-öelda kulmineeruvad. Ja meie karjäärileht on täna sellise portaali mõttena üles ehitatud, et seal on palju alamlehti. Ma arvan, seal on mingi 20 erinevat alamlehte kokku, erinevad tiimide lehed, siuke kultuurileht, Life at Bolt, pealeht, meie suurte haabidel oma lehed tehtud, räägime oma diversity inclusion lähenemisest, et see eesmärk ongi see, kui inimesena maandub, et tal oleks midagi lugeda, midagi näha ja ta tõesti suudaks ette kujutada, milline võiks tema elu olla Boltis. Ja PR on selline, et ma arvan, seal me ei ole ka täiesti läbi hammustanud, kuidas väga-väga hästi teha sellist employer brand PR asju, et meil on siis ägedaid edulugusi olnud. Näiteks aasta aega tagasi panime Bukarestist välja pressiteate, et Bolt värvab aasta jooksul 100 inimest Bukaresti office'isse ja see sai vist paari päevaga 23 meediaklipingut ja enamik neist oli Tier 1 meedias. Et selline sõnum lendas väga tugevalt. Ja siis näiteks, kui Bolt teatas oma uutest kasvunumbritest, et olime saanud 150 miljonit klienti kätte, nüüd on juba 200 miljonit. Ja seal sidusime selle sõnumiga, me värbisime ühe uue tippjuhiga ja see sai ka ikkagi väga, nagu globaalse tasandil väga-väga tugeva meediakajastuse. Aga ütleme, et employer brandi PR on pigem siuke, et sa ikka pead seda lugu pitchima ja et see ei ole võib-olla alati selline clickbait uudisväärtus, mida inimesed, mida võib-olla meediaväljaannet tahaksid kohe vastu võtta, et seal on kindlasti siuke suurem töö taga. Et meil paar ägedat mingeid näiteid on, aga et praegu tegutseme selle kallal, et seda rohkem struktuuri sinna taha saada. Ma ei ole. Aga kui seda suurt pilti veel korra vaadata, siis nagu kuidas teile tundub, et nagu mis hetkel ettevõtte üldse võiks hakata employer brandingu, tööandja brandingu peale mõtlema, et kas see on nagu kohe alguses või ta on ikkagi juba mingis nagu kiiremas kasvufaasis? Ma arvan, mul on natuke kahetised arvamused siin, et Kadi, sa olid vist Bolt oli 2000 inimest, kui sina tulid, eks ole. Ja sel hetkel oli juba väga-väga suur recruitment tiim taga, kes täie hooga lammutas, värbas. Ja tegelikult ma arvan, meil mõlemal on olnud ikkagi raske seda employer brandi struktuuri tuua juba sinna värbamistiimi ka. Mitte sellepärast, et nendega annaks koostööd teha, väga äged inimesed on seal, aga lihtsalt, et nii suur masinavärk on juba üles ehitatud ja nüüd hakata seda kuskilt tagant järgi muutma. Et selles suhtes näiteks mingi väikest asjad, eks ju kogu aeg on saadetud välja mingeid kommunikatsiooni e-maile. Tegelikult sel hetkel juba oli ka mingi väike karjäärilehe laadne asi olemas, et nüüd tulla hakata muutma seda,
kulgeb 50 liikmelise inimesega tiim, on raske, et võib-olla Bolti mõistes isegi oleks võinud seal 1000 inimese juures äkki juba keegi sisse tuua suti varem. Ma olen nõus, et aga samas jällegi vaata teisest küljest mõeldes, et Bolt sai hakkama. Jah, ei see on tõsi. Et siis võib-olla ja meid oli juba 2000 ja peale. Võib-olla siis ma ei tea, mis sa ütleksid, et kui on tegu näiteks mingisuguse 100 inimese ettevõttega. Ma mõtlengi, et see nii sõltub, et kas seal tuleb sellist jätkusuutlikku värbamismahtu, et see peakski triggerdama selle, et kas sul on seda inimest seal vaja. Et siin on ju nii palju siukse startup'e, kes võib-olla kaasad raha, siis on vaja kiirelt kuskil punktist A punkti B jõuda, tõmmatakse väga suur siuke värbamislaine käima, aga tegelikult kui sinna punkti B jõutakse, siis tekib siuke nagu headcount mõttes siuke flat hetk, et kas sul on mõte, et sinna tuua employer brand inimene, ma arvan pigem mitte, et võib-olla isegi keegi freelancerina sisse tuua, aga Bolti näol oli ju teada, et ettevõte on väga suure kasvuambitsiooniga, ettevõte jääbki kasvama, et seal oli igal juhul väga siuke asjalik see hetk sisse tuua. Et jah, ma arvan võib-olla, et väga varase staadiumi siis see raha ilmselt võiks kuskile mujale kuluda ja kui sul on ikkagi näha, et seal tekib siuke jätkusuutlik värbamisvajadus, et siis see on see hetk, kus kellegi võiks sisse tuua täisajaga, nagu on Boltis. See on nagu hea mõte, ma tean, mida nüüd igasugune väiksema või keskmise startupi kuulaja praegu tahaks kohe küsida, on see, et kust leida mingit vabakutselist employer branding ehitajat. Ma just enne arutasime autos ka, et kus ma ise hakkaksin täna otsima. Kirjutaks Kadile, mis teed? Nägin su LinkedIni võib-olla LinkedIni panna, võib-olla otsingusse mingi employer branding manager, mingi previous job title või tal midagi sükest ja siis vaadata, et ta on äkki enne töötanud selles vallas ja võib-olla täna töötab ka, aga ta otsib tegelikult, tal on võib-olla aeg üle ja siis äkki ta on nõus tegema. Aga tegelikult siin ma isegi ütleks, võib-olla see on siuke karm väljaütlemine, et tegelikult sul on vaja inimest, kes on väga tugeva turundusstrateegia taustaga ja kes suudab mõelda, et ta ei peagi võib-olla olema, kindlasti kergem, kui sa tood freelancer inimest sisse, kellel on mingi baas olemas, saab kiirelt joosta, aga kui isegi mitte ainult Eestis, aga isegi kui vaatame globaalselt, kes inimesed saavad employer brandi manageriteks või mis nad on varem teinud, nad väga tihti kasvavad hoopis teisest valdkonnast välja ja tegelikult neil seda turundustausta nii väga ei ole. Ja võib-olla see on veits ka siuke karm väljaütlemine ja sellepärast väga palju sellist employer brand sisu või asja, mida tehakse maailmaskaalal, on siuke igav. Et seal nagu puudub see miski. Ehk siis HR võib-olla ei olegi eelistatud taust üldsegi selleks, et olla edukas nagu... Jah, seal on nagu 2 poolt. Üks on minu silmis just see brändi pool ja mulle tundubki, et meid värvatigi selleks, et me teeksime just seda brändi poolt. Minul on ka näiteks turundustaust ja ma olen nõus sellega, et mulle tunduski, et see töö on hästi sarnane, aga minu klient on lihtsalt kandidaat ja mitte tarbija nii-öelda. Ja mina olen tulnud nagu meediataustaga ettevõttest, ehk siis minu kliendid olidki telerivaatajad, raadiokuulajad ja see nii-öelda see framework, mis seal oli, on tegelikult hästi sarnane, et sa pead ikkagi ju paika panema, kes on su sihtrühm, mis on need platvormid, mis on põhisõnumid, kuidas, mis initsiatiividega sa seda lõpuks nagu sinna sihtgrupini jõuad. Jah, et selles mõttes ma olen nõus, et võib-olla väga hea turundaja suudaks ka selle employer brändi tegelikult ellu viia, et ei pea üldse otsima seda, Eestis on jah sellega natukene nagu keeruline. Lihtsalt siin, et kui satub kuulama mõni inimene, kes täna on HR taustaga ja liikunud edasi employer brändi peale, siis mu sõnum kindlasti ei ole see, et ei saa olla edukas. Ma arvan, et lihtsalt seal, kui sa hüppad freelancerina appi startupile, kellel on midagi kiirelt vaja, siis see võib-olla ei pruugi olla see kõik ideaalsem tagataust, aga näiteks kui me võtaksime oma tiimi, kelle, kes tuleks meie värbamistiimist, ma arvan, ta oleks väga-väga tugev lisand ja kuna me oleme juba siin ees mingi struktuuri paika pannud, siis ta oleks väga kerge hakata seal seda asja ellu viima. Oleks minu nägemus. Ja kui ma ise mõtlen lihtsalt nendele esimestele tegevustele, mis mina tegin, need olidki tegelikult hästi ju turundusele ka hästi sarnased, et ongi blogiartiklid, üritused, LinkedIni sisu, mingisugused brändivideod, fotod, et selles mõttes, et siis sellisel juhul, kui need on ka tegevused, mida näiteks see ettevõte tahaks esimesena ellu viia, siis ma leian, et see turundaja saaks väga hästi hakkama.
Pluss ma mõtlen, et see, mis sa välja tood, tegelikult see igavus on ka tegelikult väga tugev mõte ja Kadi, sinu taust on ju, sa oled mingi magister telerežis on ju, et sa oled üldse nagu BFM-is olnud siuke loov inimene ja sa oled meelelahutusel meedias töötanud, eks meelelahutusega tegelenud, et see nagu inimeste meelelahutamine on ka nagu asi, mida sa oled õppinud ja teinud. Et mulle tundub, et tegelikult selles employer branding maailmas nagu meelelahutajatest on puudus neid, kes suudaks teha kaasahaaravat sisu, et seega jah, et see võib-olla ongi eelistatum ongi, et inimene tulebki kuskilt sealt taustast võib-olla kui mingisugusest personali juhtimisest. Ja võib-olla ka see storytelling oskus, et sa pead ju meelt lahutama ka sellisel viisil, et see kõnetaks seda inimest ja ma arvan, et seal on hästi suur roll lihtsalt sellel loo jutustamisel ja kui sa oskad neid lugusid erinevate nurkade alt jutustada, erinevate nii-öelda nende meediumide kaudu, siis ma arvan, et sul on ka hästi suur eelis. Siinkohal me tegime just see nädal läbi sellise harjutuse, et me võtsime Kadiga ette maailma kõige paremad employer brandi näited, et mida siis teised siin maailmas teevad, et siuke inspiratsioonisessioon oli. Ja tegelikult siuke väga huvitav korrelatsioon oli, et mida tuntum ettevõte, seda igavamaks nende employer brand läks. Et näiteks võtsimegi need kõige globaalsemad suuremad tech-ettevõtted, kes seal on, et isegi kui nad consumer brandis teevad meid väga ägedat asja, siis jõuad siin employer brandi vaatesse ja siis nad on täpselt nagu kõik teised. Et seal lihtsalt vaheta logo ära, vaheta ettevõtte nimi ära ja lihtsalt siuke muusikapangast võetud muusika on, siis keegi kõnnib aegluubis ja siis sellised on need videod. Ja aga samas on ka see tegelikult nagu ma saan aru sellest, sest seal on nii palju riske ja nad maandavadki neid riske sellega, et nad teevadki hästi nagu sellise stabiilse reklaami, et jumala eest kuskilt ei tuleks sellist backlashi. Ja ma arvan, et meie kasvuga on ka see kaasa tulnud, et ma arvan, ma ei tea, 5-7 aastat tagasi sai kindlasti palju nagu julgemaid asju tehtud versus nagu täna. Aga et äkki see on ikka see hetk, kus ongi väiksemad ettevõtted. No tegelikult ütleme, Bolt maailmastaabis on ka väike ettevõte. Täna samamoodi me ju tahame saada endal seda inseneri, kes mõtleb, kas ta läheb Google'isse, Metasse või tuleb Bolti, eks ole. Ja me justkui võistleme ka nende samade ettevõtetega selle sama talendi pärast, ehk siis nagu nende kõrval me väiksed, aga äkki see väikestel ongi see suurem challenge, et sa peadki palju rohkem pingutama, et tegelikult silma jääda. Et ju Metasse sa tead, et lähed sinna ja su eluks ajaks on sul karjäär tehtud. Ja Google'isse ka tead, et lähed sinna ja sul on nagu siuke... Jah, see on nagu tehtud. Ja nüüd ongi su küsimus, et kuidas ütled see samale tüübile, et tegelikult sa tuleb Bolt ja saad nagu veelgi palju ägedamat asja teha. Ja, aga ma arvan, et üks asi ka veel, miks tegelikult tehakse neid igavaid asju, sama jutt, mis sa backlash-imisest räägid, tegelikult see ei ole turundaja ei mõtle niimoodi, nii mõtlevadki need HR inimesed, kes tegelikult matavad, mulle tundub, et väga paljudes nendes personalitiimides, personali alla kuulub see employer branding ja seal on isegi võib olla mingi loovtegelane, aga siis seal on 10 mingisugust personali inimest ja need matavad nagu maha lihtsalt selle sinu loova idee ja ütlevad, et ei, et lähme ikka nagu mingi sükse üldisema sõnumiga. Et mulle tundub, et need employer team, branding tiimid ja üldse need HR tiimid, kes tegelevad värbamisturunduse ja employer brandinguga, koosnevad natuke inimestest, kes võib-olla kes ei ole nii loovad ja tegelikult võib-olla nagu ei peaks olema nii lähedal selle otsustusprotsessile, mis kõlab julmalt, aga natuke selline mulje. Ma arvan, et mis meil täna ka väga tugevasse positsiooni meid paneb, on tegelikult meil on ruumi eelarveliselt tegutseda ka. Ma arvan, et me ise oleme alati mingi, nii vähe raha, võiks ikka rohkem olla, aga tegelikult ikka võrreldes teistega, et seal on päriselt ruumi teha ägedaid asju, neid ägedaid ideid ellu viia ja ma arvan, väga paljud teised tiimid kannatavadki natuke selle ajal, et sinna valdkonda investeeritagi nii palju, et sa saaksidki siukse creative brändiga tegevustega samal skaalal asju teha. Aga ma saan aru, et te väga mingid agentuuri asju ei kaasa. Kuidas te teete või mis nipid on, et nagu kahekesi kogu seda globaalselt tööandja brändi niimoodi ehitada? Agentuuridega on näiteks, kui ma räägin nagu just loomingulisest protsessid, siis me videote tegemisel näiteks küll kasutame Eesti neid nii-öelda videotootjaid ja me oleme väga rahul. Samamoodi ka erinevate fotoprojektidega, et katsetame alati selliseid ka uusi fotohuvilisi, kes tuleks, teeks meile mingid ägedat sisu. Et niimoodi me nagu välisabi ikkagi kasutame ja ma arvan, et meil on väga suur eelis ka just selles osas, et Bolt ongi
juba nii suur, et kui me räägime blogiartiklitest näiteks, siis meil on eraldi content tiim, kes saab need blogiartiklid valmis kirjutada. Paljudes ettevõtetes ju tegelikult see employer brand inimene, kes võib-olla on üldse HR positsioonil ja teeb poole kohaga seda tööd, ta peab minema nullist seda tegema, ta peab minemagi nullist seda inimese leidma, intervjuu tegema, valmis kirjutama, üles panema. Aga et meil on selles mõttes nii paljudes erinevates nendes valdkondades, mis me teeme, on võimalus kasutada abi kas siis sisemiselt või välimiselt. Ja kui rääkida nüüd just nendest värbamisagentuuridest, siis kuna Grete töötab väga lähestikku just talent acquisition tiimiga, siis sina oskad selles osas palju paremat vastust anda. Kuidas te jõuate? Tegelikult ma nii head vastust ei oska seal anda, et ma tean, et lihtsalt praegu meil oli veits selge kiirem periood ka, kus oli vaja rohkem hands on deck ja siis võeti lisatuge selle näol, aga jah, ma seal võib-olla selle värbamise osas agentuuri ei oska nii palju kommenteerida. Aga Bolti eelis tõesti on see, et on üles ehitatud jõhkralt tugev turundustiim ja et seal ongi, ma arvan, väga-väga palju kergem teha ägedaid asju. Et mitte, et see protsess ise on lihtsam, et tulla nende ideedega lagedase teostamine, aga lihtsalt, et see võib-olla mõttelaad, et see ongi okei, me investeerimegi palju kuskil kreative asjadesse ja seda väärtustatakse ettevõtte siis, et see on kindlasti väga tugev pluss, mis teeb meie elu lihtsamaks. Ja just see sisemine talent ka, et kui ma ükskõik millise oma taski peale mõtlen, siis ilmselt on Boltis keegi, kes aitaks mind nagu kaasa mõelda või mentordaks mind või tal on kogemust sellise asja puhul. Nii et ma arvan, et see on nagu hästi tugev tunne, et sul on mingi tagala olemas, kellega sa saad neid mõtteid põrgatada, kes vajadusel aitavad ja seda kindlasti väga paljudel ettevõtetel ei ole. Aga nüüd, kui ei ole, et kui te nüüd läheksite siis kuskile ettevõttesse, kus ei ole kõik need asjad niimoodi, siis kuidas on, ma ei tea, kõige piiratud ressurssidega need mingid olulisemad employer branding sambad ja sisuelemendid ära teha? Ma arvan, et siin ma läheksingi selle juurde tagasi, mis ma ka alguses ütlesin, et teha kindlaks see, mis on need baasasjad, mis te tahate ära teha või jõuda või kes on see sihtgrupp, et teil oleks see nii-öelda nagu mingigi vorm sellest, et kuhu te liigute paigas, sest kui te hakkate nagu lihtsalt kõike pommitama korraga, siis võib tekkidagi see, et teete nagu justkui kõike, aga tulemust ei ole või et ei suudagi neid tulemusi jälgida. Aga jah, et panna nagu see minu soovitus oleks näiteks panna väärtuspakkumine paika ja seda saad täiesti nii-öelda tasuta teha ise, tehes näiteks fookusgrupp intervjuusid ettevõttes oma inimestega, et mida nad üldse peavad tähtsaks selles ettevõttes, mis neile meeldib, kuhu ettevõttesse nad näiteks ei läheks tööle, mis seal peab olema sellist, et ta ei oleks nõus seal töötama. Seeläbi sa saad jälle aru, et teie ettevõttes on ju siis sellega hästi ja sa saad need põhiväärtused pannagi koos töötajatega paika 0 euroga ja hakata sealt pealt looma, et mida saab veel 0 euroga teha, kuhu neid sõnumeid nüüd kommunikeerima hakata. Näiteks LinkedIn on ju täna meil ju täiesti selles mõttes tasuta, sa saad teha ettevõtte lehte, lihtsalt toota sisu ka 0 euroga ja rääkida nendest sõnumitest. Sa saad, selles mõttes ongi, et näiteks meil oligi blogi ja alguses oligi see, et mina tegingi neid intervjuusid ja kirjutasin selle drafti kokku ja selle vaatas lihtsalt nii-öelda copywriter üle. Aga jah, et kas sul meenub veel midagi, mis saab alguses nii-öelda 0 euroga ära teha? Advokassi ka ju ikkagi. Jaa, et muidugi pane omad inimesed rääkima oma ettevõttest, aga siinkohal ma nagu ütlekski võib-olla seda, et hästi oluline on vaadata, et kas need väärtused, mis teie siis panete paika, on ka nende töötajate arust, kes seal töötavad päriselt nagu tõsi, sest et töötajad on ettevõtte peegel ja võib-olla juhtubki selline olukord, kus kuskilt tuleb sõnum, et meil on nüüd vaja employer brändi teha, aga tegelikult ei ole seal ettevõttes sisekliima nagu üldse paigas või üldse hea ja siis antakse see roll kellelegi, kes vaesekene peab seda hakkama nüüd ruttu välja poole kommunikeerima, neid kõiki asju, mis
kuskilt on tulnud, mida peetakse õigeks, aga tegelikult oma inimesed seda absoluutselt õigeks ei pea. Ja siis tekib nagu väga suur error, kui välja läheb mingi info, mida tegelikult need olemasolevad töötajad ei usu. Ehk siis ma arvan, et siinkohal ongi hästi oluline see, et tehke kindlaks üldse see, kas te olete valmis selleks, et seda employer brandi niimoodi nagu raketina hakata paugutama või siis on nagu natukene vaja mingit eeltööd teha. Ja. Ei, see on jah, ma olen ka neid lugusid kuulnud, kus on tehtud ala mingi väga uhke employer branding video ja siis töötajad ütlevad, et väga lahe ettevõte tahaks ka töötada seal. Et kui sikist ettevõte eksisteeriks. Aga ma mõtlen veel korra see, et kui null nagu kui ongi väga piiratud eelarve, see on veel midagi, mida annab teha või? Lühiklippe mingite looga filmida. Ja, tegelikult see pea üldse... Mingid kiired intervjuud, neid tehakse mingi suht palju mingi. See on... Okei, ma siis alustan seda niimoodi korralikult, et üks variant ongi teha, paluda töötajatel, et nad jagaksid sisu siis kas sotsiaalmeedias või siis teeksidki seda nii-öelda generated content'i nagu ise on ju selles mõttes, aga seal on nagu... EGC-d. Jah, just. Aga seal on hästi oluline see kvaliteet ka, et ühest küljest ongi see hästi tuus, et nad teevad autentselt, nad teevad seda nagu nad ise teeks ja see võib kukkuda välja üliäge. Aga meil on olnud kogemusi, kus me anname isegi selles mõttes sellised baasjuhised ette. Nii. Ja sealt ei tule kulda. Ei tule, alati ei tule. Kringlit tuleb. Jah, niimoodi, et vist tegime ühte projekti, kus vist 15 inimesed palusin, meil oli videonäide olemas, skriptinäide olemas, särki-värki ja siis äkki saime pooli kasutada 60%, 70%. Saaks need kõik videod pärast äkki ka linkidena. Aga tegelikult võib-olla ma siin juures mainin ka ära, et sa mainisidki, et eks ole see väärtuspakkumine paika, mis on kindlasti oluline, aga ikkagi lõpuks see strateegiaga, et mis sa siis tahad teha, et kui sa näiteks kogu see blogilood, mis sa mainisid, et sa tegid neid väga tublisti, vorpisid valmis, täna me oleme, kui sa alguses tulid, et see oli üks väga-väga tugev kanal ja täna me oleme blogi mahtu märgatavalt väiksemaks tõmmanud, ühel hetkel me lihtsalt nägime, et sinna läks meeletult palju aega, et see valmis kirjutada. Isegi kui me jagasime LinkedInis, siis tuli hästi palju reaktsioone, aga sisuliselt need ei konverteerunud lugemiseks ja veel vähem seal konverteerus mingisuguseks asjaks edasi see. Ehk siis meil probleem tekkis selle, mida me siis paneme nii palju aega, et teha mingi pikk lugu valmis, mida keegi loe. Ja. Et siis sa tegelikult ikkagi nagu mõelda ka selle ROI baasil asjad läbi, igasse kanalisse vaja ka korraga minna, et näiteks siiamaani meie teeme ainult LinkedIni ja me ei tee näiteks Life at Bolt Instagrami, lihtsalt sellepärast meid on 2 ja me ei jõua 2 kanalitena hästi teha. Ja lõpuks, ma olen mitu kordi veel lõpuks öelnud, aga veel lisaks, et see, mis sa saavutad, et kas su probleem on awareness, kas su probleem on see, et tuleb hunnikutes avaldusi, aga avalduste kvaliteet on väga-väga madal ja siis see tegelikult sealt pealt peaks hakkama mõtlema, et kuidas seda paremaks teha. Ja näiteks, kui ma oleks ka täna mingi väikses ettevõttes tegutseksin selles vallas ja probleem on see, et avaldused ei konverteeru või et seal ei tule head sisu, et siis ma hakkaks näiteks mõtlema referralite peale, et võib-olla ma ei lähegi sinna top of funnel kanalitesse, vaid aktiveerin oma inimesi ja saan seal kuidagi kontaktid kätte. Et see tuleb paika panna, mida siis tegelikult saavutada tahad. Ja pluss näiteks karjäärilehega ka, et ma usun, et on ikka olemas mingisuguseid odavama subscription mudeliga karjäärilehti, kus sa tegelikult saad sellise vajaliku informatsiooni ikkagi üles ära panna, et see kandidaat vähemalt näeks, mida te pakute, kes te olete, võib-olla siit-sealt saate midagi veel nagu luua, täpselt nagu sa ütlesid, kas või telefoniga, aga jah, et ükskõik mida te teete, et see karjäärileht oleks ka korras ja ma usun, et seda saab ka väikeste ressurssidega teha. Üks mõte veel, et meil ju siiamaani värbamistiim väga suures mahus headhuntib inimesi, ma arvan, kui sa oled ka väiksem ettevõttes, tõenäoliselt see protsentuaal kandidaate, kes tuleb läbi headhuntimise võiks olla päris suur ja seal me ju lingime kohe mingi candidate packs, offer packs, et meil on tehtud nagu eraldi esitlused ka, et kui see kandidaat on juba see one-on-one kontakt loodud, et seal on väga kerge saada ta lugema või süvenema mingis sisusse, mida me näiteks täna isi karjäärilehel üleval ei ole. Ja see on ju ka selline low effort, high effort, aga väiksem eelarvega tegevus, mille saad ära teha selleks, et saada see hea inimene konverteeruma.
Aga mainisid referaleid, et me LinkedIn, sellest kohe varsti hakkab rääkima, kuidas neid LinkedIni inimesi aktiveerida. Aga referalite all te peate ilmselt silmas mitte seda, et otsest nüüd keegi postitab, vaid pigem mingid otse soovitused, et see on niisugune väga vana levinud meetod, aga mis need parimad praktikad on, kuidas seda tööle panna ja kas maksta raha või mitte? Jah, meie täna maksame referalite eest, et ma ise näen ka, et see on selline ilus tänu selles, kui inimene toobki oma isikliku kontakti ettevõttesse, kes hakkab ettevõttele väärtust genereerima ja kindlasti see motiveerib väga palju ka inimesi jagama oma kontaktide seas relevantset infot. Me oleme suht lihtsaks teinud, et meil ongi see greenhouse, kus meil siis kogu see kandideerimisprotsess käib, et seal inimesed saavad isegi kopeerida niimoodi, võtavad töökoolust lahti, kopeerid isikliku lingi, ma saadan see lingi sulle ja siis sealt see juba meil läheb kirja, et see on nüüd läbi Grete tulnud referral ja siis ma jooksvalt näiteks saan ka kandideerimisjooksul update, et sinu kontakt on liikunud sinna faasi, järgmisse faasi ja nii edasi. Ja minu meelest referralid on meil täna top 3 source, mis konverteerub ikkagi nagu lõpuks hairiteks ära. Aga kuidas see, inimestel on ju väga palju oma päevas teha, et nagu kuidas nad üldse jõuavad, kuidas info nendeni jõuab, kas te lihtsalt kirjutada Slacki, et hei, uus positsioon on hakkagi jagama? Me seda niimoodi ei kirjuta, sest meil tuleb neid uusi positsioone päeva jooksul päris palju, aga tegelikult see info on kuidagi suht hästi teada ettevõtte sees, et mina isiklikult ei ole ühtegi sisekommunikatsioonikampaaniat teinud, et jaga referraleid. Meie värbamistiim on küll teinud, et jälle kvartali recap värbamiste osas või referralite osas, et seda käib ikka läbi. Aga lihtsalt inimesed on keskmiselt aktiivsemad. Aga kui nad ei oleks, siis ma tõesti teeks mingi sisekommunikatsioonikampaania, et meenutaks näiteks iga kuu, et tere, jätkuvalt siin on meil see referral on teema, siin on näiteks selle kuu top 5 hot jobs, keda me otsime, et jagage ja siin on kompensatsioonipakett, mis te saate, kui konverteerub hästi ära. Ja ma lisaks võib-olla seda, et meil on muidu Confluence on Boltis siseveeb, kus meil on nagu kõik info olemas igasugust asjade kohta ja Slackis ka tegelikult ikkagi suuremas jaos on kogu info olemas, ehk siis kui sa isegi mõtled selle referrali peale ja sa trükid selle sõna, kas siis Confluence'i või Slacki, sa leiad kohe väga nagu sellise suure infobaasi, et meil on sellega nii-öelda hästi, kuidas see käib ja kuidas sa seda tegema saad hakata. Te enne käisid läbi ka, et LinkedIn on üks kõige paremaid kanaleid teie jaoks olnud ja ma arvan, et see on väga suur roll on nendel Kadi LinkedIni väljakutsetel teie tiimile, et lisaks siis on ju ettevõtte lehele, et võib-olla räägigi sellest projektist, et jälle, et ma ei tea, kus see kõik alguses sai, kuidas see kõik korraldatud on, kuidas sa sinna inimesi valisid ja nii edasi? No ma arvan, et alguse sai üldse see mõte sellest, et me nägime lihtsalt, kui palju Bolti inimesed juba orgaaniliselt LinkedInis jagavad oma tööst ja tegemistest. Ja siis me mõtlesimegi, et aga sellel hetkel lihtsalt puudub ka nagu juht, kes võib-olla võtaks need sealt välja, mõõdaks, vaataks, kas saab midagi paremini, võib-olla annaks isegi soovitusi. Meil on võib-olla nii palju mingisugust sisu, mida inimesed ei tea üldse, et saabki jagada, ülilahedad videod või mingid kontoripildid ja asjad. Ja siis me nägimegi, et inimesed tahavad jagada, aga meil tegelikult ei ole sellist mingit nagu kommuuni või mingisugust kanalit või isegi mingit maandumislehte, kus oleks natukenegi rohkem infot selle kohta, et kui sa tahad jagada oma tööst, siis kust sa üldse saad mingeid ägedaid pilte, ägedaid videoid, mingeid mõtteid, soovitusi. Ja siis me alustasime sellega nii, et kõigepealt oli minul tarvis tehagi selline brief, et kui mina tahaks, see on selles mõttes hästi suur projekt, et kui ma tahan seda oma töö lauale saada, siis see võtab hästi palju aega, et kuidas ma selle ära tõestan. Ja ma leidsin selleks ise sellise lahenduse, et ma kirjutangi nagu väikse sellise strateegilise dokumendi, mis koosneb siis sellest, et mis see nagu employee advocacy üldse on, sest et nagu Eestis oli 3 aastat tagasi employer branding täielik müsteerium ja ma guugeldasin seda ja ma ei leidnud mitte midagi, siis
ka employee advocacy on tegelikult alles ju viimastel aastatel üldse nagu pilti tõusnud, et teha selgeks see, et mis see employee advocacy on. See, et meie tahaks seda nagu nii-öelda võimendada just LinkedInis platvormina. See, et kuidas me nagu näeme, et kuidas me sellest kasu lõikaksime just nagu Boltiga ka, et mis see meile annab, kui need inimesed hakkavad rohkem postitama või mis see meile annab, kui me anname neile ette näiteks mingi ägeda päisepildi või teeme nendest palju paremaid profiilifotosid, mis on ka nagu on brand, on ju. Et mis see kõik meile juurde annab ja kirjutasin seal nagu kõik need punktid välja, tõin häid näiteid teiste ettevõtete programmidest ja lõpuks mõtlesin, et okei, ma olen seda igalt poolt kuulnud ja ma tean seda, et managementi veenab see, kui palju sa ikkagi lõpuks nagu seda nii-öelda eurot kas siis säästad või sisse tood. Ja siis ma guugeldasin, ma lugesin mingisuguseid olematuid raamatuid sellel teemal, et kuskiltki mingit inputi saada. Ja lõpuks ikkagi leidsin sellise lahenduse, et kui näiteks vaadata Bolti globaalset LinkedIni lehte, sealt saada teada, et mis on selline nagu summa, mis sa pead maksma 1000 impressionsi eest näiteks. Et meil on see umbes mingi 7 eurot millegagi. Ja kui sa guugeldad seda, siis minu meelest see jääb ka kuhugi $5–8 vahele nagu üle maailma. Ja siis ma arvutasingi välja selle, et kui me saaks X arvu inimesi postitama, nad saaksid X arvu impressionseid, siis tegelikult nagu selle kaudu me oleme ju säästnud ka ju X arvu eurosid. Et muidu me oma globaalse Bolti kanali kaudu oleksime pidanud nende eest maksma, aga nüüd need inimesed teevad seda meie eest ise. Ja siis see euro märge seal nii-öelda on tegelikult lõpuks see müügiargument, et miks sa seda võiksid teha. Ja siis, kui me need eesmärgid endale paika panime, mis olid tegelikult, kui ma nüüd vaatan seda strateegia dokumenti, siis olid üliväiksed võrreldes sellega, mis me täna oleme ära teinud. Siis me saimegi alustada selle nii-öelda LinkedIn challenge'iga ja samamoodi nagu ma tollel hetkel mõtlesingi, et see employee advocacy on nagu reaalselt ongi see, et see on nagu hiina keel inimestele, et nad ei saa aru, mis asi see on, et kui ma läheks töötaja juurde ja ütleks, et nii, me nüüd alustame employee advocacy programmiga, ma tahan, et sa sellest osa oleksid, siis selles mõttes, et arendaja või keegi, kes üldse pole turundusega kokku puutunud, tal pole õrna aimugi, mis asi see on. Seega ma nimetasingi selle ümber LinkedIn challenge'iks ja tollel hetkel mul meenus see ka, et kas pole mitte nii, et kui muidu sa trenni ei viitsi minna, aga siis kui keegi teeb sellise mingi 60 päeva challenge'i või midagi, on ju, et siis see kohe tekitab sul sellise tunde, et okei, ma võtan selle vastu. Ja ma mõtlesin sellega täpselt samamoodi, et see ongi võib-olla see nii-öelda psühholoogiline mõju, kuidas ma saan nad sinna programmi. Sest et võib-olla nad tahavad ka väljakutset endale ja võib-olla nad on nagu avastanud seda LinkedIni maailma, aga ei tea veel, et kust ja kuidas alustada. Ja siis alguses ma lähenesin neile niimoodi, et teeme lihtsalt 2 kuud pilooti. Kui sulle ei meeldi, võid minema minna, kui see ei toimi, täiesti vabad käed, et keegi ei sunni sind, aga paneme pead kokku, paneme pead ühte Slacki gruppi ja lihtsalt jagame enda rõõme ja muresid ja proovime lihtsalt 2 kuud postitada midagi. Ma panin sinna selle, et võiks 2 korda olla 6 postitus ehk siis 4 postitust kokku, mis tundus nagu ka selline, et it's doable. Selles mõttes, et ma ei nõua sult 5 korda järjest nädalas postitamist, et 4 teemat sa suudad ikka välja mõelda. Ja kuna see oli nagu nii siuke teostatav, siis ma sain need inimesed kõik nõusse, kelleni ma nii-öelda ise reach out'i tegin ja kuidas ma valisin selle nii-öelda piloodi-grupi, oligi siis nii, et ma olen nüüd nagu ka ju tegelikult piisavalt juba Boltis olnud, et ma nagu enam-vähem tean inimesi ja siis ma hakkasingi vaatama, et oleks seal grupis võimalikult erinev taust, et erinev selles mõttes, et erinevatest riikidest, erinev tegevusvaldkond, et see, kus tiimis nad on, siis
võib-olla erinev nagu seniority level, ehk siis, et sinna ei pea tulema meil ainult VP-d või senior levelil inimesed, vaid sinna võivad tulla ka täiesti need, kes on just Boltiga liitunud ja võib-olla veel ei ole isegi asjast sotti saanud või need, kes on junior levelil meil ja on juba mõnda aega nagu töötanud, aga et seal ei ole üldse vahet, et seal oleks selline täpselt nagu Grete mainis selle market survey'ga ka seda sample size ja siis nagu siinkohal oli ka see nagu natuke nagu sample size, et kui keegi sealt riigist juba hakkas postitama, siis ta pani nagu võimendas seda oma riigi inimesi seal ka LinkedInis rohkem aktiivsed olema või et kui keegi näiteks seniority levelist on selline eeskuju sulle, siis sa juba vaatasid, et tema postitab ja leiab aega, et ma hakkan selle pärast postitama või täpselt ka valdkonna erinevus on ju, et kui sa nägid selle pärast kedagi, et siis see võib-olla natuke tekitas sul sellise tunde, et tahad ka proovida. Aga kas sa vaatasid seda ka, et kes juba postitab või kes on võib-olla rohkem siuke, ma ei tea, esineja või kuidagi tahab ise jagada? Ma vaatasin seda, aga ma samamoodi püüdsin saada siis inimesi, kellel on 30 followeri versus kellel on 5000 followeri, et need täiesti varieerusid ja meil oligi seal grupis nii lahedalt seda näha, et kui see 30 followeriga inimene sai näiteks oma esimesele postitusele mingi 200 reactionsit ja see oli mingi 20 000 inimeseni jõudis, siis see nagu tunne, mis sa inimesele tekitad, et nagu see on täiesti ju nagu mõistus ei võta seda, et kuidas see võimalik on, et LinkedIn lihtsalt orgaaniliselt tegi seda versus see, et võib-olla kui see 5000 inimese followeriga inimene postitas, siis äkki tal ei läinud sellel postitusel ju nii hästi, et noh, et see ei ole, see minu jaoks ei olnud see üldse oluline, mul oli oluline ainult see, et ma saaks sinna inimesed, kes päriselt tahaksid avada endale mingeid uksi. Kui suur see oli see piloodi punt? Meil oli 38 inimest, kellega me alustasime, täpselt jah. Ja kas sa kuidagi hoidsid neid accountable ka? Ja no Grete saab siin rääkida, kui väga ma tegelikult neid accountable hoian, et ma ikka panen nad... Häbipostiga, kui ei tee oma postitusi täis, sa tead, et sa kuu lõpus ei taha seda, et dear people, here are people who have not posted twice, you have 2 days to do it, send, ja siis kõik näevad seda. Ja siis ma alati kardan seda postitust. Siis kõik teevad oma postitused ära. No, tegelikult... nii, et sa ei ole ikka nii siuke softi ja sõbralik, nagu sa räägid. Kadi viskab inimesi grupist välja ka ikka. ja ikka beats ka nagu. Jah, täpselt. Et no selles mõttes on mul vähemalt see oskus kuskilt kaasa antud, et see ei tundu nii jube, kui see kõlab, et ma ikkagi pigem ütlen nendele inimestele, et kui ei jõua teha seda 2 postitust kuus, et see on täiesti fine ja vahepeal tuleb töö ette, vahepeal tuleb midagi muud, et inspiratsiooni pole, kõik on okei. Aga kui jah, tõesti seal inimesed on näiteks 4 kuud on vaikuses olnud ja ei postita, siis see lihtsalt minu silmis tundub nendele teistele osalejatele ebaaus, sest et me teeme ju igasuguseid ägedaid asju, treeninguid, meil jagatakse seal nippe, trikke ja inimesed panustavad sinna. Et siis ma küll ütlen, et võib-olla praegu ei ole lihtsalt õige aeg, et sa siin meiega oled, aga tule iga kell tagasi, kui sa valmis oled uuesti nagu alustama. Aga jah, 38 inimest panime selle käima ja 2 kuud tegime pilooti ja siis selgus, et tõesti need eesmärgid, mis ma esialgu seadsin, olid väga väiksed ja inimestel endal ka, kui ma küsisingi selle 2 kuu lõpus tagasisidet, siis nad olidki nagu valmis jätkama, et teeme veel ja lähme edasi. Ja siis selles mõttes, et nüüd on sellest välja kujunenud kohe saab aasta ja väga-väga ulmelised tulemused. Kui me võrdleme seda Bolti globaalse lehega, siis on tulemused nagu 7 korda suuremad. Näiteks kui me võtame impressionsid, et meil on aasta ajaga tulnudki 24 miljonit impressionsid puhtalt sellepärast, et meie töötajad siis postitavad. Oota, palju ütlus? 24 miljonit impressionsid. Täitsa ulme ju. Wow. Umbes 40 töötajad siis aasta aja jooksul. Ja näiteks followeride arvuga on niimoodi, et need inimesed, need 40 inimest, kes meil seal grupis on kokku saanud endale juurde umbes üle 60 000 uue jälgija. Et 60 000 inimest, kes tegelikult jälgivad ju nüüd Bolti inimeste sisu
ükskõik, kas see tegelikult on Boltiga seotud või see on tema mingi isiklik lugu. Et ja siinkohal... vahet ei ole, kas nad jälgivad teie Bolti enda LinkedIn company page'i või seda inimest, tegelikult lõpuks ju. Tegelikult siinkohal ma tahaks kiita ka Kadi, et meil ei ole sellist asja, et enne kui sa postitad, saada mulle see ülelugemiseks ja siin on 10 asja, mitte kunagi ei tohi postitada, et siin ongi väga palju antud inimest vabad käed ka. No ilmselgelt see business sensitive data on cancel, aga kõige muu osas täpselt oma äranägemise järgi tegutse nagu tahad ja ma arvan, et see ka kindlasti motiveerib inimesi rohkem tegutsema ka, et seal ei ole sellist ülevaate hetke, et tõesti tunnedki, et see on sinu leht, sinu sisu. Jaa, ma olen täiesti nõus sellega, sest et tegelikult mida me ju palume inimestel teha on postitada nende enda personaalsele kontole. Ehk siis me lähme nende personaalsesse ruumi ja me palume neil teha midagi, mida meil vaja on. Ja seal sa ei saa panna piiranguid ette. Lihtsalt ei saa. Ma mäletan, et mulle hiljuti kirjutas just üks raamatupidamisfirma, USA firma, sotsiaalmeedia töötaja, kes seal töötas ja ta küsiski, et neil on platvorm olemas, neil on antud ette sisu, aga inimesed lihtsalt ei postita, et kas ma oskan nõu anda. Ja siis ma läksin natukene deep dive'i selles, küsisin nagu küsimusi juurde, et huvitav, et tõesti, et miks nad siis ei postita ja ja lõpuks, mis selgus, oli see, et neil ei lubatagi postitada mitte midagi muud kui ette skriptitud, ette disainitud visuaale ja contenti. Ehk siis, aga väga tsentraliseeritud süke, jah. Sa ei saagi nõuda siis seda, et inimesed lähevad nagu täiega tahaks seda jagada oma enda privaatsel nagu selles mõttes, oma enda privaatses ruumis, oma mingite networkiga, et seal oligi hästi oluline see, et ma küsisingi, et aga miks te ei luba oma inimestel kirjutada sellest, millest nad tegelikult rõõmu tunnevad ja tahavad nagu jagada. Ja siis nad ütlesidki, et nad lihtsalt jõhkralt kardavad, et sealt tuleb mingit sensitiivset asja, mis teeb ettevõttele kahju. Ja siis ma lihtsalt ütlesin ka, et aga karm tõde, siis te ei olegi selleks valmis. Seni ka, kuni te ei usalda oma töötajat, siis teil ei ole mõtet osta platvormi ja teha mingeid suuri pingutusi selleks, et nad ei postita mitte midagi. Te ei saa seda nii teha. Te peate andma vabad käed. Ja ma olengi nagu nendele ambassadoridele ka öelnud, et ei pea postitama Bolti kohta 2 korda kuus. Te võite postitada ükskõik millest, sest lõppude lõpuks sa oled inimene, keda nad jälgivad. Nad ei jälgi Bolti, nad jälgiks siis ju Bolti lehte. Sa oled inimene, neile meeldivad sinu mõtted inimesena ja kui sa juba meeldid neile inimesena ja nad teavad, et see äge inimene töötab Boltis, siis okei, et ta on mingil määral selle valiku enda jaoks siis teinud, järelikult talle meeldib Boltis, äkki ma vaatan ka Bolti tööpakkumisi. Et see on selline psühholoogiline jälle asi. Aga kuidas algul vältida seda, et kui ettevõte ongi, teil on natukene see Bolti see olek on ka süke väga, te olete süke ikkagi nooruslik, süke äge bränd. Ma nüüd mõtlen, et kui tegu on ma ei tea, mingi konsultatsioonibürooga või ma ei tea, sükse, ma ei tea, audiitorbürooga. Et siis ma kujutan ette, et kui ma oleks nüüd see employer branding inimene, ma toon need 38 inimest sinna kokku ja seal on mingisugused tippspetsialist, nad vaatavad otsa, nad küsivad, millest ma postitan, ma nagu ei oska postitada ja üldse see LinkedIn on cringe koht ja värki-särki. Et kuidas, kas see ideede leidmine, kas selle brainstorming või mingi süke asi oli kedel seal alguses? Jaa, selles mõttes, et see on isegi guugeldatav, et kui sa tahad lihtsalt saadagi mingisuguseid top teemasid, millest kirjutada, siis lihtsalt guugelda või jälgi Marelle uudiskirja ja sealt saad ka aga see on nii, et igaüks ise nagu leiab või te kuidagi aitate ka nende teemade leidmises ja aitate neil mingit, ma ei tea, sisukalendrit luua või nad on täiesti on their own? Aitame. Meil on niimoodi, et meil on koolitused, millega nad liituda saavad, niimoodi, et mis on näiteks persoonibrändi kohta ja just seda, et kust saada neid ideid. Ja lisaks on veel seda ka, et kui sul on ideed, aga sa ei tea, kust nagu kirjutamisega alustada või et mis nagu nipiga just seda mingit hukki leida, et see nagu hästi välja tuleks. Et meil on need koolitused olemas ja need on salvestatud ja need on järele vaadatavad. Ehk siis, kui meil ka need inimesed seal grupis roteeruvad, siis nad saavad neid järgi vaadata. Aga ma arvan, et seal on ka see konk sees, et kui see inimene ei taha teha seda üldse, siis on lihtsalt võimatu neid sundida seda tegema.
sa ei saa neid, siis saad lihtsalt sellist sisu, mida sa tegelikult ei taha. Et ta lihtsalt sunniviisiliselt siis lõpuks teeb seda ja see ei ole mitte kellelegi kasulik. Et võta ikkagi need inimesed, kes päriselt ka tunnevad seda, et nad näevad seda kasu, mis nad ise sellest saavad. See on lihtsalt boonus, et Bolt sellest võidab. Aga just see, et kui palju nagu uksi nad ise avavad endale, et meil on kutsutud inimesi Barcelona paadireisile, meil on kutsutud inimesi San Franciscosse kinni makstud mingile konverentsile esinema, podcastidesse. Nad on saanud uusi tuttavaid partnereid, selles mõttes, et näe seda väljut, et võib-olla sa täna töötadki Boltis, oled õnnelik, aga mingite aastate pärast sul on avatud uksed tänu sellele, et sa oledki aktiivne ja siis sul on selline nagu avatud maailm, kus sa saad nagu edasi liikuda tänu nendele võimalustele. Ma siinkohal mainiksin, et see, kui sa töötad rohkem sellises traditsioonilisemas ettevõttes, et see ei tähenda, et sul on millest kirjutada, et ekspertiis on ju nagu ekspertiis on ikkagi seal, et sa tead ju märkaldavalt rohkem oma valdkonnas kui mõni teine inimene. Ja või siis sa saadki kirjutada ka teistele audiitoritele mingit sisu või mingit tips, tricks, mida iganes. Et ju samamoodi Bolti kõik töötajad ei ole turundajad, kes on kaasas selle LinkedIn challenge'iga, vaid seal ongi inimesi, kes töötavad meil public policy valdkonnas, inimesi, kes on head of fraud. Nagu see võiks tunduda kõige kuivem asi või kõige kuivem valdkond rääkida fraudist ja ta lihtsalt toodab nii ägedat sisu. Ja siin on ka kindlasti näiteks shoutout Ainar Leppanen SEB pangast, teeb väga ägedat sisu ja ta on ikkagi väga ju ikkagi konservatiivsemas ettevõttes ja on äge lugeda neid asju ja ehk siis, et seal on kindlasti mujal ka näiteid, et kui endale kohe ei tulegi pähe, mida mina siis siin näiteks konsultatsiooni ettevõttes võiksin lugeda, et leiab LinkedInist inimesi, kes töötavad ka sellises ettevõtte ruumis, kus sa võib-olla igat sisu juppi ei saa jagada, aga kes ikka teevad oma asja väga hästi. Et seal on viise, kuidas leida. Ja või vaata just seda täpselt nagu sellest teisest küljest, et kui sa ütledki, et nii igav ja polegi midagi jagada, siis nagu kirjutagi sellest. Kirjutagi just sellest, et kõik nii arvavad. Pean uue töö leidma, ja ei väga õige. Aga Kadi, sa lõid ju ise ka kaasa selles ja olid nagu ise ka kuidagi niimoodi eeskujuks seal. Mis tunne oli? No minu LinkedIni teekond üldse algas sellest, et ma tegin oma vanaisast postituse ka sellise storytelling võtmes. Pole absoluutselt ju mingi professionaalse asjaga seotud, täiega isiklik lugu ja selle postituse peale helistati mulle Boltist ja öeldi, et kuule, meil on üks positsioon, kus sa saaksid täpselt samasuguseid lugusid rääkida meie töötajatest, nagu sa räägid oma vanaisast, et meil on sind vaja, kas sa tahaksid kandideerida. Ja sellepärast võib-olla mul on nagu selline isiklik usk sellesse platvormi, et vau, nagu kõik on võimalik. Ma olin ju täiesti teises valdkonnas, siis ma ei ole kunagi Bolti selles mõttes, ma arvasin, et nagu I'm not enough, nagu et üldse Bolti kaaluda kunagi, sellepärast ma ei vaadanud nende tööpakkumisigi. Ja et see juhtus tänu LinkedInile ja just sellepärast ma arvangi, et mul on nagu selline isiklik drive näha neid inimesi ka just nagu kuhugi sellistesse punktidesse jõudmas, et näha neil seda rõõmu, kui nendele mingisugune pakkumine või asi lauale tuleb või mingisugune edulugu. Ja ma ei tea, et ma olen kuulnud küll nagu mingi periood oli see, kus oligi see, et LinkedIn on muutumas selliseks hästi Facebooki sarnaseks ja seal inimesed räägivadki hästi palju isiklikke lugusid. Ja ma selles mõttes ei valeta, et mul endal ka tekkis trots, et ma ei taha sinna feed'i enam minna, sest et kui ma näen ühte postitust veel, mille pealkiri on, et raudteerööpad lähevad igavesti koos, et siis ma lihtsalt, ma ei saa sealt enam seda, mida ma vanasti sain. Aga siis ma kuidagi nagu tulin sellest niimoodi välja, et sotsiaalmeedia on see, mida sa ise sellest teed. Sa saad seda feed'i ise kujundada, sa saad neid inimesi unfollow ida, kelle sisu sind ei köida ja sa saad selle täiesti enda jaoks nagu teha nii, et see külaskäik sellele platvormile ei oleks kuidagigi trigerdav. Väga põnev. Aga Kadi, millal sa employee advocacy raamatu kirjutad? Mulle tundub, et maailm vajab seda.
aitäh kõigepealt selle küsimuse eest, aga ma ei ole selle peale isegi mõelnud. Ma olen mõelnud. Kui mõni kirjastaja praegu kuulab, siis teate. Jah, ma olen mõelnud selle peale, et võib-olla tõesti nagu astuda samm edasi nendest LinkedIni postitustest, mis ma teen, et kirjutada äkki LinkedIni nagu see artikkel, aga ma pole veel sinna jõudnud. Ma arvan, et teeme mingi challenge, et kui see mingisugune postitus saab mingi 2000 laiki või midagi, siis peab Kadi hakkama raamatut kirjutama või midagi sükest, et Ootega see programm korra, sa mainisid ka korra, et üks võimalus nagu seda väärtust näidata on see, et see nagu meedia eelarvesse CPM välja arvutada. Mis need tulemused kokku tulid? Sa vist kuskil jagasid ka seda? Kui ma nüüd õigesti mäletan ja arvutan, siis ongi nii, et kui 24 miljonit umbes on see impressionsite arv ja Bolti keskmine 1000 impressionsi summa oleks, mida me maksma peaks, oleks umbes 7,45 €, mis meil siis praegu on, siis see teeb umbes kui ma nüüd pange panen, see on kindlasti üle 100 000, see on äkki umbes 180 000 eurot või kuskile sinna kanti. On siis see nii-öelda earned media value ehk siis see, et nagu, mis me oleks pidanud sisse panema, aga me ei pannud. Ja. Mis on väga hull number. Ja see on tõesti nagu, ja see ongi see number, mida sa saad välja arvutada ja oma suurtele bossudele öelda, et kuulge, ma toon sellises summas asja koju, laske mul teha. Ja, no okei, no sellest räägitakse hästi palju, on ju, et inimeste postitused lendavad kaugele, ettevõtted peaks ka nagu üha rohkem oma tiimi kaasama, aga minu arust te teete väga-väga hästi ka Bolti enda LinkedIni lehte, et võib-olla rääkidagi kiirelt sellest, et ma ei tea, mis te seal õppinud olete, mis toimib, mis ei toimi? Ja, et inimesed ikkagi tahavad näha sellist sneak peeki, et mis siis seal ettevõtte suletud uste taga toimub ja meil kõige paremini lendavadki postitused, mis näitavadki siseüritusi, inimeste enda lood, aga näiteks formaadi poolest, mis on põnev, näeme, et see pildid, galeriid ja karussellid toovad kõige paremat engagementi ja tegelikult, mis on juhtunud siin LinkedIni vähemalt ettevõtete lehtedega Bolti näitel, ma arvan, teised on ka seda kogenud, on, et LinkedIn on väga palju tagasi tõmmanud seda orgaanilist reach'i, mida nad jagasid, et isegi kui engagement on samaks jäänud, ehk siis kui palju inimesed klikivad, et lugedes postitust edasi, laigivad, kommenteerivad, siis see on pigem siuke jupp sellest või osa sellest, mis see sama reach oli näiteks 2 aastat tagasi. Et meil kõige populaarsemad postitused ongi office või kontoripildid ja pildigalerii, et seal võivadki väga kergelt tulla mingi 1000 laiki kokku ja kui kunagi see 1000 laiki tähendas seal 150 000 impressionit, siis täna see on seal näiteks 40 000 juurde jäänud, et ikkagi väga märgatavalt on see kokku tõmmanud. LinkedIn, nagu ka muu sotsiaalmeedia päeva lõpuks, on ikkagi selline entertainment kanal, et inimesed tahavad näha naljakat sisu, mis eristub, et meil kõik siuksed brändistantid lendavad ka seal. Ja mis oleme ära praegu võtnud on, et LinkedIn üldse ei salli neid external linke, ehk kui sa postituse body copy sisse paned näiteks mingi blogipostituse lingi, et siis sa juba tead, et see LinkedIn seda ei hakkagi normaalselt levitama ja me täna olemegi endal vahetanud selle välja karussellide jaoks, võtame blogipostituse, teeme selles sellise ägeda scrollitava karusselli valmis, lingi paneme kommentaaridesse ja reach on selle võrra 2-4 korda suurem, kui ma oleks lihtsalt seda linki jaganud. Jah, aga eks ta lõpuks oleks siuke muutuv formaat, et pidevalt tuleb katsetada, et näiteks siin ise vahepeal tunneme uhkust, et mõtlesime nii ägeda content seeria välja ja postitad sa samas content seeriast juba 4. jupi ja siis see enam ei toimi. Et see väga kiirelt ka juhtub või siis arvad, et on mega äge postitus ja täiega flopib ja see on ka okei. Jah, et seda ikka tuleb ette, et lihtsalt tuleb katsetada, minna kaasa sellega algoritmi muutusega. Ja näiteks võib-olla rääkida algoritmi muutusest, et koerad lendavad igal pool alati, et see on natuke siuke algoritmi petmine ja näiteks, kas see vist TikTok on ka üks siuke platvorm, kus vähemalt üks content creator, kes mul ette hüppas, oli see, et ta räägib hästi tõsisest teemadest, aga iga kord, kui ta räägib sellest, tegelikult teeb justkui make-up tutorial'i sama aeg. Paneb make üles sellepärast, et TikTok arvab, et see make-i video ja siis ta levitab seda rohkem kui seda sisu, mis seal taga on. Ja ma arvan, et see koerte postitused LinkedInis on sama teema,
et sa justkui petad seda algoritmi. Et eks vahepeal ikka võib seda teha, aga päeva lõpuks on küsimus, et kas see koera või kassi postitus tegelikult aitab sind kaasa su suuremate eesmärkide puhul. Me ka teeme seda. Oota, et päriselt on siis ka niimoodi või? Et sa ka kuulnud sellest, ma ei olegi kuulnud, et päris LinkedIn nagu mingi photo recognition mingi asjaga saab aru, koer on seal ja nüüd lükkab ma ei tea, kas see on nagu photo recognition, sellepärast koer on seal, ma arvan, et inimestele tekib see nuinu faktor, et nad tahavad seda koera laikida. Okay. Et pigem on see, aga ma räägin, see on see algoritmi peitmine, et ma võin panna sama hästi, et ma ei tea, jõudsime oma mingi sustainability eesmärkideni ja siis terve pildigalerii on koertest, aga body copy räägib mingi sustainability'st. Aga siis ta hakkab rohkem levima, sest need koerad on seal. See päris lahendada võiksin, et ei ütle ka midagi, lihtsalt täiesti seosetult pilte panema sinna ja siis vaata, kuidas inimestel lihtsalt nagu tekib ja mingi kakofoonia ja nad on wow. Üks asi veel, mis mul on LinkedInis silma jäänud, on see, et teil on töötajatel üli nagu hästi tehtud, väga Bolti bränditud pildid, mis teil on ju tegelikult tiim üle kogu maailma laiali. Kust te nad kätte saite niimoodi pildistamiseks? Ja sellega alustasime me juba siis, kui ma liitusin, sest et me nägimegi, et isegi mõnel töötajal oli Snapchati filtriga profiilipilt, nii et me tundsime, et okei, et meil on ruttu vaja nendest saada professionaalseid fotosid. Ja me alustasime seda Eestist, hakkasime peakontorist tegema ja samamoodi lihtsalt vaatasimegi nende kontorite suuruste järgi, et kus on rohkem töötajaid, seal oli mõttekam praegu see eelarve siis pannagi sinna, et need inimesed saaksid kõik pildistatud. Ja eelmisel aastal, mis me avastasime, ma ei tea, kuidas me selle peale varem ei tulnud, aga meil on iga aasta ju selles mõttes selline suurem nagu suvepäevadele sarnane üritus Summer Summit ja kuhu tulevad üle maailma inimesed kokku. Ehk siis meil on Eestis üle 2000 inimese koos, kes on kõik ühel päeval ühes kohas ja me panime sinna siis üles täiesti sellise fotoboksi koos fotograafidega, nii et me pildistasime ühel päeval äkki üle 1000 töötaja profiilipildid ära. Et, ja nüüd teeme seda lihtsalt vajaduse põhiselt, et kui me näemegi, et mingi aja möödudes teemegi täpselt seda sama meie sihtriikides ja Eestis, et aga suvepäevadel me kindlasti jälle kordame seda. Ja see on täiesti selline nagu ebareaalne väike asi, mida sa saad teha, et inimene tunneb, et vau, et teda on nagu kuidagi märgatud ja temast on selline pilt, sest et sellist meie turundajatena oleme harjunud nagu selle foto ja meedia maailmaga, aga nemad ei pruugi olla mitte kunagi sellist professionaalset setupi üldsegi saanud. Ja just hiljuti meil oli selline olukord, kus üks arendaja vahetas oma profiilipildi välja niimoodi, et ta liitus Boltiga, kui ta liitus Taxify'ga veel. Ja siis oli see tema profiilipilt juba paar aastat vana. Ja nüüd paar päeva tagasi ta vahetas oma profiilipildi välja. Grete, Kadi ütles, et sa katsetad LinkedIni reklaame. Vastab tõele? Vastab tõele. Ja kuidas esimesed muljed on? Kas on väga palju raha kulunud? On küll. No mitte selles mõttes, et mingi üüratutes summades, aga ma arvan võrreldes Meta või Google'iga siis umbes 5 korda kallim on olla LinkedInis reklaamiplatvormi LinkedInina kasutades. Aga see on siis nagu kliki hinda võrdled? Seal ma vaatan, et click impression või kogu funnel läheb ikkagi kallimaks. Siis ma mõtlen nagu liidi hind või mingi kvaliteetse potentsiaalse töötaja hind võiks ju madalam olla, sest sa saad nii palju täpsemini sihtida. Ja ei. Tegelikult siin hüpotees peab paika, et täna see on ka meie hüpotees, et me saame LinkedIni platvormil reklaamiplatvormil nii palju täpsemat sihtimist, et tegelikult sa saadki selle tiitli järgi sihtida, ettevõtte järgi sihtida, kus ta täna töötab, asukoht, mingi skills, et sa saad ikkagi väga-väga täpse valdkonna sealt kätte ja siis meie hüpotees on ka täna see, et see kvaliteetse liidihind lõpuks läheb odavamaks, kui olla mujal kanalites. Aga lihtsalt täna me oleme see nii vähe olnud, et me oleme mõned üksikud katsetused teinud, et võib-olla selle sample size baasi pealt on natuke raske öelda ja tegelikult me timmime praegu oma seda trackimist ka paremaks, et siis päriselt teha neid võrdlusetki. Aga mis me siit LinkedInis nende katsetustega oleme õppinud, mis meil on praegu olnud, on see, et
Esimene kord, kui ma panin selle laivi, siis ma võtsin suht laia sihtimise, et vähemalt siis me kellegi ikka püüame kinni ja tegelikult mis juhtus oli see, et see avalduste volüümid ja rekruuterid pidid hakkama läbi töötama, läks nii palju suuremaks, et tegelikult ma sain natuke pahandada, et ikkagi nii suurt mahtu meil ei saa peale tuua ja siis see oli siuke esimene õppetund, et okei, et võtamegi pigem selle kallima hinna, toome pigem vähe, aga niimoodi, et sealt, eks ole, tuleb see kasu sisse. Ja praegu ikkagi visuaalina testisime ka erinevaid, et meie jaoks on praegu selline väga lihtne puhas visuaal, kus ongi, meil on siuke Bolti rohelisel taustal on foto ja siis lihtsalt väga selge call to action, attention analyst, senior software engineers wanted, hiring senior software engineers, et selline väga selge sõnum toimib, et võib-olla see ei ole see hetk, kus minna päris sellist brändilikku lähenemist tegema, nagu mingid Economist teeb, või et sa kuidagi teed seal sellist vimkaga sisu, et praegu jah, ma olen näinud, et see toimib paremini, aga võib-olla aasta aja pärast ma ütlen hoopis midagi muud. Jep. Aga kuidas see Bolt on ka meil siin Marleen ja Reimo mõni aeg tagasi rääkisid ka muudest igasugustest makstud reklaamikanalitest, mida Bolt kasutab, Snapchat reklaamid ja siis me tegelikult eelmises saates siin meil üks külaline rääkis Redditi makstud reklaamist, mida nad kasutavad. Kas te olete mingeid nagu muid siukse makstud reklaamikanaleid kasutanud? Jah, või nagu ma korra enne mainis, meil siiamaani on olnud suur fookus sellise brändikampaaniate või creative lead, sellist videokampaaniate jagamisel olnud, et see LinkedIn ongi selline esimene kanal, kus me uuesti võtame üles selle täiesti palju recruitment sõnumi jagamise, aga see brändi videote puhul me oleme olnud Google'is, ehk siis peamiselt YouTube ja siis Meta puhul Facebook ja Instagram ja seal see kontaktihind on väga hea olnud ja reach on ka väga hea olnud, et see on häid tulemusi toonud, aga seal lähebki näiteks värbamise puhul, et Facebook loeb väga palju lihtsaid näiteid diskrimineerivaks, et sa ei saagi väga palju sellist värbamisreklaami seal teha, isegi näiteks panna vanuse sihtgruppi, sest see on Facebooki jaoks diskrimineeriv, aga näiteks suure tõenäosus, kui sul on entry level inimene, siis ta tõenäoliselt on pigem nooremapoolsem kui vanem, suure tõenäosusega ja et see juba toob meile või me maksame juba mingi kontakti eest, mille eest me tegelikult ei tahaks maksta. Ja siis nüüd praegu proovimegi LinkedIni. Aga tegelikult Reddit on ka praegu meil selline, et seda tahaks ka proovida, et oleme kuulnud näiteks Elisa jagas väga ägedad case study'd, kus nad värbasid mingi arendajate tiimi endale ja Reddit oli üks top kanal, mis väga hästi toimis, nii et see oli selline inspireeriv kuulamine ja tahaks ise ka ära proovida. Me oleme siin nüüd peaaegu 1,5 tundi lohisenud. Ka ju, lükkaks veel. Tahaks veel, jah? 1,5 tundi. Kas midagi on veel, mida me peaksime Bolti tööandja turundusest ja tööandja brändist rääkima? Ma arvan, et mis võib olla selline ka natuke nagu triggerdav on see, et me üritame seda Bolti nagu tööandja brändi just näidata ka selle poole pealt, et miks Bolt võib-olla ei ole sulle. Ja see on nagu... Sinu postist tuleb meelde mul kohe. Et Grete saab kohe rääkida oma sellest ulme postitusest, mis ta tegi ja see jõudis kuhugi UK top tier 1 sinna meediaväljaandesse, aga just see jah, et me julgeme välja öelda ka neid asju, mis me ei ole või miks me ei sobi sulle. Ja just see, et ma arvan, et see on ka hästi oluline teada nagu selles protsessis, kus sa lood oma seda väärtuspakkumist ja oma neid sõnumeid, siis mine ka korra sinna nii-öelda sellesse tulpa, kus sa kirjutad, et mida sa ei ole ja milliseid kandidaate sa ei oota või et selles mõttes, et kus me ei ole match. Ja ma arvan, et siin on nagu lihtsalt meil mingisugused asjad, mida me oleme ka teinud, miks nad on nii hästi töötanud, on see, et keegi teine ei julge seda veel niimoodi teha. Ja meil on olnud nagu kõige populaarsem blogiartikkel oli see, et äkki mingi 8 põhjust, miks me ei pruugi sulle sobida, on ju. Meil on olnud just üks videolugu, Poolas filmisime selle, kus on põhimõtteliselt pealkiri see, et nagu why Bolt is not for you. Et selles mõttes, et me pole kunagi XYZ ja sellepärast sul ei ole mõtet isegi meie poole nagu vaadata. Ja ma arvan, et nagu selline nagu olla bold mõnes mõttes on nagu nii lahe faas, kus täna veel olla, sest et võib-olla me tõesti kunagi kasvamegi nii suureks, et me hakkame neid samu kampaaniaid tegema nagu need suured Silicon Valley kuskil ettevõtted on ju. Aga jaa, Grete räägi sellest, et Grete tegi ka ühe boldi postituse. Ma enne kui sa sellest räägid, ma küsin korra vahele.
see Markus Villigu e-kiri, mis meediasse jõudis. Jah. Kas see oli PR stunt? Ei, Selge. see ei olnud. Okay. Nii, aga nüüd sinu postituse juurde. Jah. Võib-olla lihtsalt korra siin põrgatada ka, et tegelikult see ongi eristumisviis, et sel hetkel, kui me väga palju näemegi sellised sõnumeid, et everyone is welcome, come here, we are family, et siis me julgemegi välja öelda midagi hoopis teistsugust ja tegelikult kogu see visuaalne keel ka, mida Bolt ka employer brandi videotes välja paneb, on selline julge, et ta ei ole selline isegi mingi, kuidas on outfitist stiliseeritud ja nii edasi, et ta või you bet your ass või me ütlemegi selliseid asju ka välja, et ta eristubki. Aga jah, sellest LinkedIni postitusest, et meil lekkis meediasse sisemine uudis, et Bolt hakkab inimesi kontorist tagasi kutsuma. Tegelikult mis ei olnud üldse uus uudis, et see on ettevõtte sees väga pikalt käinud sõnum, et palun käige kontoris, me tuleme kontorist tagasi, COVID aeg on läbi, et meil on siin teadlikult office first culture ja siis seal väga selline ja siis ühesõnaga see sõnum lekitati meediasse, mis ei olnud isegi mõeldud tervele ettevõttele jagamiseks, et see oli ühes kindlas kanalis ja siis kogu Eesti maastik kehas sellest, Eesti HR kogukond kehas sellest ja siis ma natukene pooleldi emotsiooni pealt panin ka mingi postituse vastu ja siis see läks natuke vairaliks, aga oligi väga huvitav näha, et inimesi trigerdasidki sellised laused, kus ma näiteks ütlesin, et kui see tuleb Bolti, et siis siin ongi fast paced ja hard work ja inimesed ikka tahtsid mu pea otsast ära hammustada, kuidas ma ikka julgen öelda selliseid asju välja, et peab palju tööd tegema, et see on nagu nii 2000 and late ja see on nii cringe asi, mida öelda ja samas ma mõtlesin, et aga meie jaoks palju suurem kaotus siin on see, et kui mõni top talent, kes ongi praegu tunneb, et ta tahab oma elu parimat karjääri teha, tal on täiega nagu motti, jaksu, mässata ja siis ta vaatab Bolti peale, mõtleb, et kuule 4000 inimest, et see on küll mingi slow corporate giant, et sinna me ei viitsi. Et see on minu jaoks kordades suurem kaotus kui see, kus mõni inimene vaatab peale, mõtleb, et okei, ma täna ei ole seal elufaasis, kus võib-olla töö on mul top 1 prioriteet või seal väga kuskil üleval otsas, et see on täiega okei. Ja mis sõnum seal oli veel? Siis ma ütlesin, Bolt is not for everyone ja siis selles ma sain ka ikkagi puid korralikult alla, aga tegelikult see on ju tõsi, et ju kandidaadina sul on ju endal ka mingid väärtused, mida sa otsid mingi kindlat töökeskkonda, et sul on ju endal ka mingi list peas, mida sa otsid ja ilmselge, et iga tööandja ei ole sulle sobilik, nii nagu ma ei läheks ka igasse ettevõttesse, samamoodi on siin ka hunnik inimesi, kes vaatavad ka Bolti peale, et kuule, see päris hästi sobi mulle ja siin me tahamegi öelda ka neid sõnumeid välja, et sa nagu teaksid, mida oodates jällegi, et kui me müüme midagi sellist, mida Bolt ei ole, nüüd me paneme hullut aega värbamisele, seal on 4-6 intervjuuvooru, veel karmimal juhul me äkki relokeerume selle inimese perega Eestisse ja siis ta 4 kuud siin on mingi, hups, et see ei ole ettevõtte mulle, et mõtle, kui palju me oleme ettevõtte aega kasutanud, aga tegelikult kui palju see inimene on enda ressurssi ja aega siia pannud, sellepärast me ei olnud ausad oma välises kommunikatsioonis. Et need on nagu palju hullemad asjad, kui see, et keegi natuke trigerdatud kuskil. Väga aus. Jah, see oli äge, minust tegelikult lõpuks tulite tüli lahedalt lõpuks välja sellest, et kui muidu oligi see, et Bolt oli kõige, kes räägiti enam-vähem ainult põhimõtteliselt head meedias või kes oli mingis mõttes superstaar, siis järsku üks hetk korra ei olnud. See oli ka huvitav vaadata, et nagu justkui kuningas on langenud, aga siis... Mulle tundub, see on tore, et sa ainult ühe korra arvad, me istusime enne PR-tiimi sees ja seal ikkagi iga päev on nagu meie PR-tiim väga busy, et no need on mingid, ma ei tea, mulle tundub ikkagi nii siukse minoorse või väikse kaaluga asjad, aga minu meelest mulle meeldis väga see mõte, mu kuidagi praegu seostab see, mis sa ütlesid, et sotsiaalmeedia on see, mis ise lood. Mulle tundub ka see süke, ka see sama, ütleme, meedia ja igasugune asi on see, mis me ise loome, et me ei taha ju, me tahakski, et me julgeks asju välja öelda nagu otse ja kohesemalt, me oleks nagu võib-olla ausamad. Ja see, et sa tegidki sa natuke, nüüd sina kirjutasid sükse ausa postituse, et it's not for you. Keegi meie kuulajatest kirjutab, et see minu ettevõte ka is not for you. Ja siis nii me teemegi natuke sükest ausamat employer brändi turunduse kultuuri. Aga lõpetuseks palun teilt mõlemalt ühte turundusalast blogi, podcasti või raamatusoovitust. Tegelikult meil Kadiga on praegu siuke lugemischallenge käimas, et meil on 10 raamatut, mida me loeme läbi, aga tegelikult kui me enne mõlemad selle podcasti jaoks preppisime, siis ma hakkasin mõtlema, et ma olen ikkagi väga väikseks tõmmanud selle kogu see mingid äri, startup, turunduse teemalisi asju, mida ma jälgin või loen.
lihtsalt sellepärast, et ma ühel hetkel ei jaksanud seda enam teha, et see käis mingi faas, ma ei tea, käis läbi ja täna, kui ma vaatan enda meediatarbimist, siis see on ikkagi väga selline poliitiline, ühiskonnakriitiline sisu, mida ma tarbin, aga võib-olla employer brandi nurgast, mis on äge podcast, mida kuulata, et kuidas tõesti ettevõtted ennast presenteerivad, räägivad oma töökultuurist ja kui siin on keegi, kes ise ka podcasti teeb, siis neil on üliäge produktsioon ja see, kuidas nad promovad oma partnerid, on Work-Life Balance, Adam Grant ja ta ongi organisatsiooni psühholoog ja siis ta teebki kogu see episoodid on ülesehitusega ägedatele case studidele. Ta kutsubki sinna sportlasi, mingeid teisi akadeemikuid, ettevõttejuhte ja nad alati lahkavad mingid teemad. Näiteks praegu on mul pooleli podcast, kus nad räägivad usaldusest ja usalduse loomisest töökeskkonnast või siis ongi see, et kuidas luua tiime that don't suck. Et see on väga äge kuulamine, et ilmselt employer brandi vaatest võib-olla paneb mõtteid Eesti tööle, kuidas tegelikult võimalik sisemisest kultuurist rääkida. Kaidi? Ja just selle lugemis-challenge'iga ka seoses, et me võime jagada ka seda listi, mis tegelikult meie Director of Marketing meile soovitas, et on nii-öelda kõige selles mõttes tema meelest tõhusamad turundusalased raamatud või brändi ehitamise raamatud. Ja siin ma kasutaksingi võib-olla ka seda sarnast mõtteviisi, mis Gretel oli, et vahest on lihtsalt nii, et kõige paremad mõtted tulevad sul hoopiski näiteks kas ilukirjandusest või kuskilt mujalt, et näiteks trammiga sõites ja vaatad inimesi ja võib-olla minu raamatu soovitus oleks sarnasel juhul siis näiteks Matthew McConaughey Green Lights, sest et kui mina seda lugesin, siis selle Green Lightsi nagu mõte, mida tema üritab edasi anda, ongi see, et sul on nagu elus hästi palju nii-öelda rohelisi tulesid, mis on siis nagu võimalused või siis võidud, aga on ka punased tuled, mis võivad muutuda roheliseks. Aga need punased tuled, need peab lihtsalt läbi kogema, sellepärast et teisiti sa ei jõua, need ei muutu sul mitte kunagi roheliseks. Ja võib-olla nagu ka hästi nagu tagasi tulles selle juurde, et mõeldagi, et mida sa ettevõttena või nagu selle employer brandina ei ole, et jõuda sinnani, mida sa siis oled. Ehk siis täpselt samamoodi, et need punased tuled tulevadki meid õpetama, need tulevadki meile ütlema nagu seda, et me katsetame midagi ja see ei võetud rahva poolt hästi vastu või me tahtsime mingit sõnumit välja öelda ja tegelikult töötajad üldsegi ei pooldanud seda sõnumit ja arvavad teistmoodi, aga et me peamegi nagu neid ka kogema, et jõudagi nendele green lightsideni, mis meid lõpuks nagu tippu viivad. No igal juhul oli väga huvitav. Selles mõttes, et väga selles mõttes põnev, et kuigi me oleme küll turunduse podcast, aga kui mõni turundaja arvab, et temal pole employer branding vaja, siis ta eksib, sest tugevaid talente on turundustiimi vaja. Ja iga kord, kui ma kuulen, mida Bolt teeb, siis te oskate väga hästi sükest ebakindlust käivitada. Heas mõttes, et ma saan aru, kui pikk tee mul veel arengu sees on ja kui vähe ma asju oskan ja tean. Et seega see on nagu imetlusväärne, kui tugev nagu Bolt oma erinevatest asjadest on. Ja minu meelest oli väga lahe see süke universaalne mõte, et kui sa tahad, et inimesed midagi ebamugavat teeksid või tahaksid nad kaasa tuleks, siis tee mingi väljakutse, sest inimestele meeldivad pigem väljakutsed. Ja nii, et igal juhul aitäh, Kodi ja Grete, et te tulite ja rääkisite, kuidas asjad käivad. Ja aitäh, kes sa kuulasid. Ja ma loodan, et sa said ka kasulikke mõtteid. Et kui see episood sulle meeldis, siis ole hea, jaga seda oma Instagram stories või LinkedInis. Ja kui sa kuulad meid YouTube'is, Spotify's või Apple Podcastis, siis vajuta seda subscribe nuppu. Nii sa kuuled esimesena, kuhu Startup turundus on liikumas. Kuuleme järgmises osas, siis siin on järgmine huvitav startup turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist. No nii. Tubli!